Nii head inimesed, nüüd te näete jälle siin ekraanil kahte tegelast. Siinpool sinise särgiga on üks selline püha naiivne inimene ja teisel pool valges on siis Virge. Nii et tere jälle, Virge. Tere. Et täna lähme siis jälle edasi. Ütleme, teema on ikka sama üldiselt, eks ole, et see kell, mis liigub edasi. Aga sul on midagi südamel veel. Mina oma pühas naiivsuses ka võib-olla äkki küsin midagi. Siis Virge ütleb, oi, milline sa oled ikka. Ma arvan, et see naiivsus, nagu me eelmised saated rääkisime, et see naiivsus on meis sisse toodud. Just nagu me rääkisime sellest Willow Creeki pärandist 50 aastat tagasi. Willow Creek nüüd siis pidas oma sünnipäeva 50 aastast juubelit ja siis, et me rääkisime sellest, et paljud mudelid, mida me ka Eestis kasutame, värvimuusikad ja televisioon ja suured ülekanded ja suured koosolekud. Sa ütlesid minu kohta muidugi poliitilisel tasandil hoopis. Ja, seda ka, aga ütleme see vaata, inimene ikkagi ju, vaata, me oleme sellisena, et me tahame uskuda ikkagi midagi ilusama. Ja, aga see poliitiline, ma tahtsingi sinna jõuda, et see poliitiline vaade kirikus ongi tulnud valeõpetuse tagajärjel. Ja seda õpetust ongi just nimelt see megakirikud ja Haibelse nemad õpetanud, et me ei vaataks kriitiliselt ühiskonda, et me usuksime, et me elame selles roosa mannas, kõik on hästi ja nagu meile ütlesin, me ei räägi, või eelmises saates ütlesin, et me ei räägi põrgust, me ei räägi sellest, et me oleme saatana aujärjel, vaid nii nagu ütleme ka see narrteoloogia ja Haibelsi teoloogia on see, et võtame nagu maailma üle, võtame poliitika üle, võtame üle igasugused positsioonid ja toome Jumala riigis ja maa peale. Aga see ei ole piibelik, sest isegi Jeesus ei suutnud teha seda. Nagu me näeme, isegi tema lähikonnast, ta ei suutnud Juudast päästa, ta ei suutnud Juudast panna uskuma endasse kui Jumala poega. Ta ei suutnud seda Herodese puhul teha ja tapeti tema jüngrid, tapeti risti Johannes, tapeti ta ise. Et Jeesus ei ole kunagi olnud naiivne, vaid kurjus on ikkagi reaalne ja kurjusel lubatakse ka võita meid ära. Ja kiriku erinevatel ajastutel on ikkagi olnud massiline veretöö ja on ka praegu näiteks Aafrikas, seal Nigeerias või Afganistanis või Indias või kuskil Iraanis, Jeemenis, no kus iganes kristlasi on sellistes, ütleme, Põhja-Koreas, Hiinas, et Jeesus on kunagi meid naiivsusega varustanud ja just täna hommiku helistasin tütrega ja just sel teemal nagu ka korraks rääkisime ja ma ütlesin, et see ei ole piibelik. Piibel on meid alati, Jeesus ütles alati, ma läkinda tein huntide keskele, võtke rõõmuga vastu oma vara riisumine, müüge maha kõik, andke vaestele. Ühesõnaga, palju selliseid ütlusi, mis tänapäeva moodne kirik peab solvavaks, peab valeõpetuseks ja seda ma tahtsin öelda, et just selline Bill Haibelsi-sugune mees, kes võttis eeskujuks siis maailma ärimehed ja ehitas selle üles show-keskse kiriku, kelle eesmärgiks oli teha näidendeid, teha kino, teha suurüritusi, ülistuskoosolekuid. Tähendab, et kirikut saab üles ehitada ilma Jumalata. Just, et saab ja see on see, millest me oleme rääkinud, see Laodikia kirik. See Laodikia kirik, kes oli rikas kõikidest asjadest, kes hästi toimis, aga kui me loeme ja kui me õieti piiblist aru saame, siis Jeesus oli ukse taga ja koputas. Jeesus oli välja visatud, aga kirik toimis. Et kui mul kristlasena see ühel hetkel kohale jõudis, et see kirik toimis, aga Jeesus oli ukse taga. Ja ma ütlesin, et palun vaadake Julie Royce'i seda viimast Willow Creeki Legacy videot, mille ma panin sinna alla, siis see mees ütleb samamoodi, uskumatu kirikut on võimalik ilma Jumalat üles ehitada. On võimalik ehitada sotsiaalne organisatsioon, mis ideaalselt toimib. Ja Willow Creek toimis. Nii et inimesed käisid üle maailma Willow Creekis, pastorid käisid õppimas, kuidas te seda teete. Samuti ka Eesti. Ja võttis paljusid asju sealt üle. Staar, ütleme siis, pastorid, staar, noortejuhid, staar, ülistusjuhid, kes just oleks nagu kõrgemal teistest inimestest.
mis ei ole absoluutselt piibellik, igasugune hierarhia ei ole piibellik, et ka täna hommikul mõtlesin veel Jeesuse ja tema jüngrite peale, et kuidas nemad nagu suhtlesid omavahel, et seal ei olnud mingeid hierarhiaid ega seal tuldi kokku ja oldi osaduses ja ma arvan, et see on kohutavalt raske inimvaimule, sest inimese vaim tahab olla alati teisest kõrgem, parem, kontrollida, kas siis kadedusest, ahnusest, võimujanust, põhjuseid on erinevaid. Et selles mõttes jah, ja ma ei ütle, et üldse mul nendest teemadest siin raadios ka lihtne on rääkida, et sageli ma olen ise pärast päris väsinud ja päris läbi mitu aega, aga mõnekord ka uue energiaga täidetud ja oleneb, kuidas Jumal armu annab, aga kindlasti ei ole, ma ei pea ennast raadiotöötajaks ega televisioonitöötajaks ega milleski selliseks, vaid olen täitsa tavaline kristlane ja lihtsalt seepärast ei suuda ma neid saateid teha niimoodi järjepanu ja iganädalaselt, vaid ma pean vahepeal Jumalaga koos käima, kuulama, mis ta räägib ja kui Jumal räägib, siis nii nagu Jeremiia ütleb, või Aamos ütleb seda, et kui Jumal räägib, kes ei peaks kulutama, et pigem see käib niipidi, et ma kuulan, mida Jumal räägib, neid asju, mida ma teiega jagan, on Jumal rääkinud minuga mingitel ajahetkedel, nii et ma kindlasti ei pea ennast üldse mingiks raadiotöötajaks ja ma lihtsalt pean Jumalaga koos käima ja vahel mul ei olegi midagi öelda. Ega inimesed, kes siin käivad, ei olegi raadiotöötajad, ega me oleme kõik sellised oma lihtsad inimesed. Just, et me ei ole mingid raadiotöötajad. Vahel sellised võib-olla imelik etteheiteid tulevad, miks te räägite või kes sa oled nii täiuslik arvad. Ma räägin asju, mida Jumal minul on rääkinud ja kui keegi tunneb isiklikult puudutatuna, siis mina sind ei tunne, mina sinu peale ei mõtle. Suure tõenäosusega püha vaim on sind kõnetanud, nii et selles mõttes ei ole mõtet mulle tulla ütlema midagi, et mis sa mõtled ja miks sa naerad vales kohas või ütled midagi, et meil on lihtsalt vahel niisugune hea osadus siin stuudios ja seepärast me vahel naeramegi ja ma arvan, et see on loomulik. Vaata, kuidas sa naerad. et ma arvan, et see on loomulik, et meil peabki olema ka natuke lõõgastus, sest päris pingeline on kõiki materjali vahel meeles pidada. Nii et see on lihtsalt viljakoorem, mille ma jälle maha panen ja räägin asjadest ja on üks teema, millest ma olen mõtteid kogunud ma arvan, viimased pool aastat kindlasti, viimased 8 aastat kindlasti, aga ütleme kirja olen nagu pannud viimane pool aastat, sest see teema on põletanud mu sees päris tugevalt ja viimased 2 kuud siis olen siis asju ka niimoodi väga täpselt kirja pannud, et seda ka raadios rääkida, et vale evangeelium, et see teema mind hästi kaua paelunud, ma olen hästi palju mõelnud ja siin ei saa keegi mulle näpuga näitama, sest see on tõesti väga, väga pikalt 8 aasta jooksul kindlasti puudutan mind, kui Jumal on nagu rääkinud ja näidanud asju ja need mõtted ongi niimoodi kirja pandud, et vahel tuleb öösel mõte, vahel tuleb õhtul mõte, vahel tuleb päeval mõte, vahel tuleb hommikupalves mõte, vahel kellegiga vaieldes, vahel mingi pingelis olu ja siis ma lihtsalt kriban selle ruttu üles, et mul see meelest ära ei läheks. Nii et ma olen mõelnud palju, miks kirik jõuab sellesse kohta äralangemisse, ärataganemisse. Viimased 2 saadet me ka seda rääkisime, et esiteks loodi selline kirikusüsteem, millest ütleme siis ka see Julia Royce'i film räägib või toom kokkuvõtte sellest Villokriigist, et annab küll ehitada sotsiaalselt sellist kirikut, kus Jeesust ei ole aga seal ongi see, et õpetus. Et kui sa vaatad õpetust ja ma tahaks mõningad punkte tuua välja, mida ma olen kuulnud paljudest kohtadest, ma vaatan YouTube'ist ja kuulan YouTube'ist asju ja ma olen kirja pannud asju. Nii et ma siis tooks mõned asjad välja, mis ei lähe piibliga kokku, sest see on üks nagu minu selliseid viise, kuidas ma oma usuelu elan ja kuidas ma piiblit näen ja ilmselt, kuidas Jumal on andnud mulle tööd teha. Nii et ma panen selle toidu maha ja kes tahab, siis sööb. Esiteks, mis on nagu õpetuslikult ja mul on päris mitu punkti, mitte 10 punkti siin, niisugust olulisemat ja ma räägiks nendest järjepanu ja siis Valter võib siis kommenteerida ja küsida. Naiivselt muidugi. Et esiteks on tulnud väga pikalt viimasel 10. Chuck Missler ütleb isegi viimase 200 aasta jooksul, viimasest suurtest ärkamistest, on tulnud selline huvitav evangeelium, mis rõhutab meie lepitatust
Jumalaga, aga selle nagu algmõte ei ole mitte see, et me oleme lepitatud Jumalaga, vaid kui sa kuulad neid jutlusi ja sa kuulad neid sõnumid, siis me oleme lepitatud tegelikult patuga. Ja kui sa tegelikult kuulad, siis sulle öeldakse, et olete lepitatud patuga. Et inimesed käsitlevad armu, käsu ja igavese elu teemat selliselt, et ütleme, võib-olla halb näide ja mõni peab mind homofoobiks, eks ole, aga kirikus on see lihtsalt, ütleme, viimase 5 aasta teema, et miks võeti nagu sellised seadused kirikutes vastu, et me räägi ühiskonnast, ma räägin kirikutest, eks ole, siis mõte ongi see, et Jumal annab andeks. No need on teatud kirikud. Valter, me ei saa enam rääkida teatud kirikutest, meil on ikka läinud, see on ikka massidesse läinud, võtame Soomegi, eks Soome näited, eks ole, seal kõik need kohtuasjad ja ütleme siin juba Eesti Luteri kirik, kes lubab asju ümber mõtelda ja vaadata ja Ameerikas läks ju kirikud 8 seal metodistis ja adventistid astusid sinna sisse, ühesõnaga see on ikka massiline, Eesti Luteri kirik on hakanud rääkima. Just, on ju. Et ma arvan, et varem või hiljem, kui Jumal annab aega, jõuab see ka baptisti kirikutesse, ma olen sellest täiesti veendunud, ma olen kuulnud Jumalat seda endale rääkivat, et ma usun, et see jõuab ka siia. Et see surutakse lihtsalt peale sellisel moel, sest ma arvan, et see lihtsalt hakkab tooma kaasa probleeme, nii nagu see praegu Inglismaal toob kaasa probleeme inimestele ja siis lihtsalt, kuna ülekohus läheb väga suureks, siis inimesed, kuna nad on lihalikud, siis nad ei järgi Jeesust. Et just see mõte ongi see, et nagu ma ütlesin alguses, et Jeesus ei ole meid kunagi kutsunud, et see eduteoloogia, mida Haibels ja megachurchid, nagu ütleme, megakirikud Ameerikas lõid ja mis läks üle maailma laiali, ütleme ka meie enamik raamatuid, karismaata liikumise tõlgitud raamat on ju kõik sellest liikumisest pärit õpetused, õpetas head elu, paksu rahakotti, edu. Aga Piibel ei õpeta meile seda, Jeesus ei õpeta seda. Ja mina tean seda, et see välistab kannatuse, see välistab kannatamise, see välistab Jeesuse ees suremise ja see on mulle täiesti võõras, sest evangeeliumist ei räägi ja kui mina usule tulin, siis see, mida ma noore kristlasena õppisin, ei lähe sellega kokku. Olen teatud ajal läinud selle eduteoloogia kaasa, aga Jumala mõte on siiski, et siin maailmas me oleme lambad huntide keskel ja me kannatame siin. Ja Paulus lausa ütleb, et kui sa tahad elada Jumala kartlikku elu, sind kiusatakse taga. Sa oled pinnuks silmas. See ei ole tore koht. Nii et kui sul liiga rahulikku elu on, siis peaksid küsima, et kas ma ikka olen kristlane. Kas ma olen kompromissitu kristlane. Nii et siis see mõte, mida me kirikutes täna esitame, on Jumal lepitab meid patuga ja milles see siis väljendubki selles, et okei, et su elus on patt, et aga oleme sinuga kannatlikud, et küll Jeesus annab andeks. Et mis sest, et sul on seal salapatud, võib-olla on sul naistega probleemid või oled lausa homoseksualist salaja pere kõrvalt või ka mida iganes, eks ole, lihtsalt vallaline meesterahvas, kes millegipärast ei abiellu ära, eks ole, ja keegi ei saa aru, mis toimub, eks ole, ja nii edasi. Et need on asjad, mida ma kuulen näiteks Julie Royce reportis, et kui nüüd jälle keegi ütleb, et mida sa silmas pead, siis kuulake Julie Royce reporti, või Wake Up Winni või mis iganes, eks ole, et sellisest asjast räägitakse ja need on massilised probleemid, need ei ole 1 ega 2 lood ja paljud nendest asjad lõpuks jõudnud kohtutesse. Ja kindlasti on need ka mujal lihtsalt, nagu meil siin ütlesime ka saates, et ma lihtsalt rohkem on kättesaadaval, ütleme, aga ma tean, et see on ka Austraalias, Inglismaal, Ameerikas koguduste probleem. Nii et mõte on nagu see, et Jumal lepitab meid patuga, et pole viga, kui see elus on patt, ole edasi. Paneme nüüd selle asja õigeks, nagu Piibel räägib. Jumal lepitas meie patu, aga ta ei lepitanud meid patuga. See on nagu kardinaalselt erinev asi. Ütlen uuesti, Jumal lepitas meie patu, aga ta ei lepitanud meid patuga. Aga see, mida kirikus tehakse, meid lepitatakse patuga, sest ütleme kõik see lubavus, mis on tulnud, et lahutage abielusid ja pole viga, kui sa ka teist korda abielud. Ameerikas on see ammu juba kõik nii massiline pastorite seas. Siis Jumal ei ole lepitanud meid patuga. Ja selle, et sa oled lepitatud Jumalaga,
mitte patuga. See on Jumalaga lepitatud, mitte patuga. See tähendab seda, et kui ma olen selle armu vastu võtnud, siis selle armu vastuvõtmise tunnus on püha elu. Piibel seab meile väga konkreetse, ta ütleb, 1. Johanne kirjas, minu lemmikkirja kohta olen siingi saates palju korda lugenud, sest see seeme püsib ja te ei või pattu teha. Lihtsalt sa ei või, sest see Jumala lähedalolu on niivõrd selge, niivõrd püha, et sa tead, et ta näeb igat asja, mida sa teed, igat mõtet, mida sa võid, igat klikki, mida sa netis teed, igat saadet, mida sa vaatad, igat himumõtet, mis on su peas, iga kurja mõtet, iga kadedat mõtet, iga ahnet mõtet ja sa lähed risti alla, ütled Jeesus, tee mind vabaks. See on lepitamine. Mitte see, et okei, Jeesus suri, nüüd ma võin patus edasi elada. Aga see on see, mida me õpetame. Aga see ei ole piibellik. Ma ütlesin, et me ei õpita. Nii, ikka me õpetame ka Eestis seda, ma olen väga palju jutlusi kuuld ka Eestis. Et me ei oska tegelikult seda teoloogiat nagu ilusti sõnastada inimestele, et inimestel tekiks Jumala kartus. Ja nagu ma ütlesin ka eelmises saates, Jeesus alati õpitas duaalsust, ta rääkis armust, aga ta rääkis kohe ka sulle juurde põrgust. Ta rääkis sulle rõõmust, aga ta rääkis sulle ka kannatusest, mida sa pead Jumala riiki minemisel kannatama. Mitte ei pea, aga see on nagu paratamatu. Ei, no ma rääkisingi pead. Selles mõttes pead, sest lihtsalt see on, kui sa, see on jällegi juba see, et sa niimoodi ütled, on täpselt see siukene lääne mugava kristlase. Ma arvan, et kui näiteks ma sünnin Iraanis kristlasena, lihtsalt siis ma lihtsalt kannatan ja ma tean seda, et see lihtsalt on osa, sest lihtsalt nii on. Mina ütlesin õieti, et see on paratamatu. Jah, aga see oli paratamatu. Aga see ongi, me peame kannatama. Paulus ütleb, me peame. Paulus ütleb, kui sa tahad Jumala kartlikult, siis sind kiusatakse taga. Ka lääne ühiskonnas, ka kristlikus ühiskonnas kiusatakse taga. Nii. Kristlaste poolt isegi, kui mitte muidu. Kuidas me seda nagu välja ütleme. Ma ütlesin praegu ikkagi veel, et see tagajärg on selline. Nii et lepituse keskne mõte piiblis, kui te võtate kreeka keel lahti, on lunastus. Tead, ma ikka segan sulle vahele siin praegu. Nii, okei. Et vaata, sealt võib tulla jälle mingi imelik teoloogia selles suhtes. Sa ütled, et siis siin, kuidas sa seda sõnastasid, et see ei ole lepitatud patuga, vaid meid on lepitatud Jumalaga. Ja see tähendab seda, me ei räägi kannatuse teemast praegu, aga kannatus kuulub kristlase elu juurde. Paulus ütleb, kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult, kiusatakse taga, mis tähendab, et kannatus on kristlusega kaasas käiv paratamatus. Jah, amen. Vahet ei ole, kuidas me sõnastame. Ei, igasugused muid imelikke asju on, et inimesed lasevad ennast risti lüüa. Ma arvan, et terve mõistus kaitseb meid siukeste asjadest, see on rohkem seal idariikides praktikas, aga mitte meil, et ülestõumispühadel lastakse. Nii et sõna siis lunastus, mida me palju kasutame kantsites, siis tehke endale pastorid ja töötegijad selgeks, sest ma tahan, et kui me tahame inimesi aidata saada taeva, siis me peame neile hästi selgelt tõde esitlema, sest muidu nad ei jõua taeva. See on ka see Julia Royce'i ja viimase selle saate mõte, mida nemad räägivad ja mul väga meeldis see saadest, ma ise olen selle poolt, et inimestele peab tõde väga selgelt õpetama, sest siis nad saavad lunastatud, muidu mitte. Et lunastus tähendab sama asja nagu kreeka keeles seal on niimoodi väljendatud, et nagu haagiksid käru auto tagant ära. Kui käru on auto tagant ära haagitud, siis ta on lahti ja ta ei ole seal taga. Ja see on lunastus. See tähendab, et minu patt ei lohise kuskil mulle järgi, ei käi mul järgi, ei vaeva mind, ei koorma mind. Ma olen sellest vaba. Kõik. Võt see tähendab lunastus. Nii et nii nagu Jeesus ütles, kui tõde teeb teid vabaks, siis te olete tõeliselt vabad. Nii on. Ja see on väga konkreetne akt. Mul ei ole vajadust patus elada. Mul isegi mõtet ei tulest, mul on täiesti uus mõtlemisviis. Ma isegi ei saa aru sellest. Võt see on see, millest Jeesus räägib uue inimese loomist. Ja ma alati ütlen, et kui inimesed sellist asju õpetavad, siis palun ütelge, millal tuleb see aeg, millal te siis pühalt elate, mida see Jumal siis taeva viib. Kui te ütlete, et meid on lunastatud, Jeesus suri meie eest, pole viga, niimoodi lohistate ennast kuidagi surmani, aga mida Jumal taeva viib siis? Kui sa polegi hakanud Jeesuse järgi käima, Jeesus ütles, võta oma rist, mis tähendab arva ennast surma, nagu Paulus ütleb,
mina olen endale ja maailmale oma himudele risti löödud. Nüüd elan mina, nüüd elab Kristus minu sees. Amen, punkt. See on väga konkreetne elamine. Minu risti kandmine tähendab seda, et ma olen ise endale surnud. Ja ei, selge. Nii, ja see tähendab seda, et Jumalal peab ka olema midagi viia taevasse ja see on see uus elu, mis hakkab minu sees kasvama. Kui imik sünnib maa peale, siis mina ei ütle, no pole viga, peas, et seda tissi sööd, aga see, et sa ei kasva, see ei ole probleem. Me ütleme, et see on absurd. Ma istutan õunapoeda, ma ei ütle, no peas, et sa seal oled. No vahet ei ole, et sul õuna ei tule, aga peas, et sa seal oled. See on absurd, me keegi ei tee nii. Jeesus tõi sellepärast väga palju näiteid põllumajandusest, vilja kandmisest, sest see on loomulik. Sa paned puu maha ja sa ootad, et ta kannab 3 aasta pärast vilja. Või laps on 3 aasta pärast kasvanud ja 3 aasta pärast on ta jälle kasvanud. Nii nagu Paulus ütleb Timoteusele, et sa edendaksid ennast oma vaimuannetes, et su edenemine oleks näha kõikidele. Mitte nii, et inimesed näevad ja ütlevad, kuule, aga ta pole üldse kasvanud, ta on ikka seal joomises kinni, ta ikka liiderdab ringi, ta on ikka veel oma, ma ei tea, seksuaalpattudes kinni. See ei ole Kristus. See ei ole Kristus, see ei ole lepitamine patu. Jumal ei lepitanud meid patuga. Jätame selle lause meelde. Jumal ei lepitanud patuga, Jumal lepitas meid iseendaga läbi oma poja ja see tähendab, et patt muutub meile vastikuks. See on piibliteoloogia. Nii et panen punkti. Nii. Siis on järgmine, et pühitsus tähendab, et Jumal näeb mind pühana. Väga palju kasutatud kantslites. Te olete pühad. Ei, ka inimene ei ole püha. Kõik ei ole pühad. Tähendab, Jumal, see tähendaks põhimõtteliselt seda, et Jumal valetab ise endale oma poja pärast. Mulle meeldib keerata sõnu nii, nagu inimesed mõtlevad. Jumal valetab endale oma poja pärast, et okei, ma tean küll, et see eelmine nädal tegid seda asja, aga okei, sa oled püha, sest ma vaatan oma poja peale. Ma tean, kui mul noore kristlasena seda õpetati, siis ma alati mõtlesin, et midagi on selles mõttes nagu poolik või see mõte ei ole nagu lõpuni arendatud. Täna ma olen nii kaua olnud Jumala laps, ja tunnen Jumalat ja tema mõtteviisi läbi Jumala sõna, et ma saan aru, et see oligi poolik. Tähendab, jah, Jumal näeb meid läbi selle, aga ta ei valeta ise endale meie pattude pärast. Ja kui meie elus on asjad, mis on üles tunnistamata ja meelt parandab, siis ta näeb neid ka. Ja ta ei ütle, et sa oled püha. Kõik. Nii et ta ei lase, Jumal ei valeta endale isegi mitte oma poja Jeesuse Kristuse pärast. Et ärme tee Jumalast idiooti ja ma kõige rohkem vihkan see, kui minu isast tehakse idioot. Ta ei ole idioot, ta ei valeta ise endale, ta teab, kui sa elad patus ja sa ei tunnista neid üles ja sa ei tahagi tunnistada ja sa ei tahagi muutuda, sa lihtsalt ei tahagi. Sest sulle meeldib see elu, mis sa elad. Ja Jumal ütleb, okei, aga see on sinu valik siis, kus sa lõpetad või mis sa teed lõpuks. Nii, 3. punkt. Jumal peab sotsiaalkrediidisüsteemi kohaselt meelt parandama oma vihast ja kohtumõistmisest. See on väga, väga, väga levinud õpetus. Ongi nii? No, loomulikult. See on ikka Ameerika värk jälle. See on, ütleme, ma arvan, et seda on ka Eestis ja ma arvan, et isegi mul on seda nagu vihjatud ja ma olen seda kuulnud oma kõrvaga, et mõte on nagu see, et kui sa tuled kohtumõistva sõnaga, eks ole, vihakõne seaduse mõte ju ongi selles. Aga kas me jõuame siis riikidena lõpuks selleni, et Jumal, sina pead parandama meelt sellepärast, et sa ei salli näiteks, ma ei tea, abielulahutusi ja nagu Malaaki kirjutab, ma vihkan abielulahutust või et ma toon Soodoma peale tulev, eks ole, või mis iganes, eks ole, ärge tehke lastele liiga, sellepärast, et ma panen teile veskikivi teile kaela selle eest, eks ole, kui te lastele liiga teete. Kas Jumal peab siis oma vihast hakkama ka meelt parandama, kui meie teeme selliseid seadusi üle maailma, et on olemas vihakõne. Ja need seaduse tegijad... ei ole vist Eestis. Ja need seaduse tegijad on tegelikult need, kes tahavad selles elada. Nad tahavad lapsi vägistada, nad tahavad verd valada, nagu me rääkisime, eks ole. Nad tahavad pattu teha, nad tahavad, et ühiskond oleks hästi patune, sest siis ei tule keegi neile kohtulugusid kraesse määrima, sest nii kaugu meil pühasid ja õiged inimesi, siis keegi saab öelda, kuulge, see on vale, on. Aga kui kõik on ühesugused, keegi ütlegi, et omale, nii tore, kõik oleme nagu siatse röh sõnniku sees, on. Et see on see mõte, kui ühiskonda viiakse, eks ole. Et kes on näinud Tolkieni filmi, siis Kääbik ja need teised osad Sõrmust isandad, siis seal on väga huvitav koht ja Tolkien ju tegi seda läbi neid, no vaat ei tea muidugi, kas ta oli, ütleme, ka vabamüürlusega seotud või sellega või vähem ta teadis sellest, sest seal oli ta neid Põhjamaa usundeid ka hästi palju uuris ja need on ju kõik selle osad, Babyloonia usundid ja need, aga see tseen, mis ta sinna lõis, oli küll väga huvitav, nagu Jumal andis talle need nägemusest, ta tegi selle filmi
noh, kes ta oli, ma ei tea. Aga vähemalt see oli hästi tehtud, mis iganes, oli ta ise vale, ma ei tea seda. Aga see koht, kus ta seal tegi, et see Turmamägi ajas kogu aeg seda tuld ja seal Turmamäe sees valmistati kurja inimesi. Noh, need kurja nagu, ma ei tea, nad ei olnud nagu inglid, aga noh, mingid need igasugused orgid ja muud õelused, kes seal tulid. Ja seal on nagu huvitav tseen, et nad piinasid neid haldjaid nii kaua, kuni nad muutusid kurjaks. Eks ole, kui me võtame MK Ultra, on ju, et seal piinatakse lapsi nii kaua, kuni nendest saavad need supersõdurid, palgamõrtsukad, noh, ma olen rääkinud siin Alan Markmanist, igaüks võite YouTube'ist üles otsida, ta räägib, et teda valmistati maffia mõrtsukaks. No ta ise räägib, sest ta annab ise tunnist, on ise sellest välja tulnud, ta ise räägib, kuidas tema vaimu murti ja treeniti, eks ole. Ja siis mul tuli kohe meelde see Turmamägi, on ju. Seal valmistati kurjum. Ja siis see Turmamägi, eks ole, seal sees selles pimeduses, see oli ühiskonnast eraldatud, keegi teadnud seda, tuli kogu aeg seda suitsu. Ja siis see Gandalf seisab seal selle Valge linna mäe peal niimoodi ja nad teadsid, ütlesid, et noh, me teame, sõda tuleb, et seda ei ole võimalik vältida. No see on sama praegu, nagu meie näeme, et viletsusaastad tulevad. Seda ei ole võimalik vältida, Jumal on öelnud, tuleb issanda päev. Issanda päev on üks väga konkreetne väljend 7 aastast viletsusaastast, eks ole, millest ilmutuse raamat räägib. Ja see Gandalf vaatab ja need pilved tulevad ja tulevad ja tulevad ja tulevad ja siis ta ütleb niimoodi, et ja see küsib ta käest, ma ei mäleta, kes seda kõrval oli, et aga millal see nagu kohale jõuab või millal see algab ja siis ta ütleb, et vaenlane vihkab valgust, et pimedus peab katma taeva, siis ta julgeb välja tulla. Ja lõpuks see pilv jõuab sinna Valge mäeni, eks ole, mis ma arvan tähendas Jeruusalemma seal filmis, eks ole, me teame, et Piibel ütleb meile, et lõpuks Jeruusalemm piiratakse ümber kõikidest maailma vägedest. Seda ütleb meile Sakaaria raamat, seda ütleb meile ilmutuse raamat. Ja see lause on väga huvitav. Pimedus vihkab valgust. Nii et põhimõtteliselt see, mida praegu seadustega tehakse, on vallandatakse seda Turmamäe suitsu, et see pimedus läheks kogu aeg, sest kui sul on kõik ühiskond väga kristlik, inimesed palvetavad, paastuvad, on ärkamiskoosolekut, ütleme nii nagu võib-olla mingi 50, 60, 70 aastat tagasi, eks ole, siis sa ei saa midagi teha. No meil oli 70 aastat tagasi sõda muidugi, aga vahepeal oli mingi helgem aeg korraks peale teist maailmasõda. Siis sa ei saa nagu midagi teha. Aga sul on vaja pimedust tuua. Ja praegu seda seadustega tehaks, tuuakse pimedust, et kurjus saaks tegutsema hakata, ta saaks, nagu Piibel ütleb, võetaks vahelt ära see, kes ta takistab. Takistavad kristlaste palved, takistab püha elust. Meie oleme Aadama asemel, eks ole, Paulusel on terve teoloogia sellest, et Jeesus on teine Aadam ja meie oleme siis temas nagu need teised Aadamad, kellel on meelevald, eks ole, me ei mõtle tavaliselt, et miks me teeme seda palvet, seda meie isa, sinu riik tulgu sinu tahab. See on jule ohtlik palve, ma täna hommikul just mõtlesin, kas inimesed mõtlevad ka natuke, mida nad palvetavad. Sa palvetad midagi ja sa palvetad endale kohut sellega. Uskmatud inimesedki palvetavad seda ju. Aga sinu riik sündiks, sinu tahtmine, mis on Jumala tahtmine? Pühadus. Ja kui sina oled patus ja ta ütleb, sinu riik sündiks, sinu tahtmine, see tähendab sulle, siit lõigatakse lihtsalt ära, nii nagu Piibel ütleb, psalmist ütleb, igal hommikul õelad raputatakse välja siit maailmast. Igal hommikul. Lõigatakse ära või inimene ikkagi jagab matsu lõpuks ja parandab meelt. Jaa, võib ka seda olla. Aga et just see mõte, et mida me palume, eks ole, et see tulnud sellest, et Jeesus lõi uue lepingu, et me võime palvetada ja paluda, et see, mis kunagi paradiisis oli, see jumalik pühadus, sekkuks siia maailma olukordadesse, eks ole. Aga kui sul sellised inimesed enam ei ole, siis ongi vahelt ära võetud see. Inimesed ütlevad, ärge palvetega, me saame nendest kristlastest lahti. Te kujutad ette ka, mis siis maa peal toimuma hakkab. Sul ei ole enam kedagi, kes sinu eest palvetab. Ja keegi on väga hästi öelda, et tervetes piirkondades võib olla Jumala õnnistus eriliselt sellepärast, et seal elab mõni kristlane, palvetav kristlane. Et Jumal võib õnnistada tervet seda piirkonda, sellepärast, et seal elab keegi õige inimene. Ja just, ei, see ongi praegu. See ongi praegu, aga lihtsalt inimesed mõtled huvitav, miks siin kõik nii hea ja tore on. Sellepärast siin on inimesed, kes palvetavad. Aga kui see need inimesed ära võtad, sul jäävad ainult õelad ja vastikud inimesed. Sa kujuta ette, mis siis juhtuma hakkab. Inimesed ei saa vaimumaailmast aru ja see on ääretult kahetsusväärne. Nii et siis Jumal kindlasti ei pea parandama oma vihast ja kohtumõistmisest, tal on vaja
kurjust hävitada ja selleks ta kasutab siis ka meie palveid, nagu me näeme Ilmutuse 8. peatükis. Ja tema kindlasti ei allu meie sotsiaalkrediidisüsteemidele, nagu me siin ka rääkisime. Ja teine mõte siis, või ütleme 4. mõte on siis, mis mind alati hästi ärritab, sest ma tean, et ma noore kristlasena, mingi päris noor kristlane oli, ma arvan, aasta-poolteist, kui ma maadlesin selle käsu teemaga. Ja see oli väga niisugune, ma tõeliselt maadlesin ja paastusin ja lugesin ja Jumal juhatas mind Galaatia kirja lugema ja ma arvan, et ma sain selle asja selgeks, sest elu näitas seda, et sain selgeks. Et me segame kristlastena 2 asja ja siis, kui keegi hakkab juba selle teemal rääkima, siis ma alati mõtlen, mul on nagu valus ja ma mõtlen, et kas ta suudab selle teema nagu selgelt, kas ta on endale selle selgeks teinud, kas ta suudab seda teistele selgeks, mis asi on see käsk, tehke endale selgeks, mis asi on, kõik ütleb, kristlased, ei pea enam käsu, ei ole käsu all enam. Okei, aga mis see tähendab? Inimesed ei mõtle selle. Ja inimesed mõtlevad, ma ei ole käsu all, järelikult ma võin abielu lahutada, ma võin teha, mis ma tahan, sest ma ei ole käsu all, ma olen armu all. Ei, seda see ei tähenda. See ei tähenda seda. Käsk ja kuulekus on 2 erinevat asja. Jeesus ütles, kui te mind armastate, siis te täidate minu sõna. Me ei ole kuskilt vabastatud sõna kuulmisest, sest igasugune sõna kuulmine on ka käsu vasta. Käsk on lihtsalt teatud asja, mis on esile toodud, mis on Jumala olemus. Jumalale ei meeldi abielu rikkumine, Jumalale ei meeldi abielu lahutamine, Jumalale ei meeldi sinu himustamine, sinu kadedus, sinu võõra vara järgi himustamine, varastamine, vanematesse halvasti suhtumine, Jumalale ei meeldi. 10 käsku esindab seda, mis Jumalale ei meeldi. Ja kui sa seda väga hästi vaatad, siis tegelikult 10 käsku, ma kirjutan sellest, kui ma Esekeli raamatus, et see on nagu 2 jagatud, sest pooled käsud on need, mida sa Jumalale pead tegema ja tegelikult enamik käsku on see, mida sa teistele pead tegema. Ja inimene ütleb, ma olen sellest vabastatud. Võingi kurja teha naabrile, võingi tema naise võtta või tema mehe võtta või tema last pilastada või ma ei tea, varastada ja himustada ja kadestada. Kuidas sa ütled kristlasele, ma olen sellest vabastatud? Mis juttu te räägite? Uus testament on tõstnud meie moraali veel kõrgemale, me ei tohi isegi mitte himustades vaadata, me peame minema isegi vaenlastega rahu tegema, isegi vaenlasi armastama, rääkimata oma abikaaslasest ja abieludest. Ja te ütlete, me oleme vabastatud kõigest käsust. See on nüüd üks armuõpetuse kaasnäha ja valeõpetus, mida nagu väga laialt levitatakse, mille pärast väga paljud pastorid lahutavad, Ameerikas on see lausa massiline ja paljud töötegijad satuvad abielurikkumistesse, suured skandaalid on, sest me ei ole käsu all. Me ei ole käsu all. Ei, me oleme käsu all. Me oleme armastuse käsu all. Jeesus ütles, ma annan teile 1 käsu. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Kõike, mida sa ei taha, et sulle tehakse, ära tee teisele ka. Kui sa ei taha, et sulle koer kallale ässitatakse, ära ässita mulle ka koera kallale. Kui sa ei taha, et sinu kodus varastamas käiks, ära käi minu kodus ka varastamas. Kui sa ei taha, et sinu vaimset vara keegi müüb ja järgi teeb, ära sina ka tee. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi, eks ole. Kui sa ei taha, et sinu abikaasat keegi võrgutab, ära sina võrguta ka kellegi abikaasat. Aga me ütleme, me oleme vabad, sest me oleme käsust vabad. Ja võib-olla nad mõtlevad seda tseremoniaalset käsku. Tähendab, mis asi on tseremoniaalne käsk? Ei, nad ei mõtle seda, see ongi kõige kurvem, et olen kuulanud seda, et ikka ei mõtle ja kui te sellisest asjadest räägite, siis minge piiblisse, tehke endale kõigepealt asjad selgeks, sest Jeesus räägib lihtsalt ainult kogu aeg, sest ma ütlen seda kogu aeg, ma ei leia mitte ühte kirja kohta evangeeliumist, kus Jeesus ütleks, teate poisid, oodake nüüd, millal ma suren, siis võite elada nagu tahate. Oled sa sellist kirja kohta leidnud? Teate, minu veri hakkab kõike kinni katma. Kõike, mida te teete, kõike jama, mis te kirikus teete, olete ülekohtused, kadedad, valelikud, kõik katab Jeesuse veri kinni. See on evangeelium, mis meil täna üle maailma levib. See vale arm. Me teeme Jeesuse pättide, kaabakate sõbraks. Ja kirik katab seal kinni ja ütleb, no see on vennapatt, katame kinni, ta on siuke tähtis töötegija, ta on siin laulja, ta on siin mingi vägev videograaf, et ärme tema pattudest räägi. Ta on siuke vajalik vend. See on kõikides nendes podcastid, mida sa vaatad nendes ka Ameerikas ja kindlasti on see ka Eestis. Nii et Jumal ei ole meid mitte kuskil vabastanud enesele kuulekusest. Jeesus ütles, kui sa meid armastad, siis sa oled sõnakuulelik.
kui sa meid armastad, sa pead minu sõnu. Ta rõhutab seda viimases oma kõnes jälle ja jälle ja jälle ja jälle, ta ei ütle kusagil, oota Peetrus, ma hakkab varsti surema. Absurd, kust te selle võtate? Palun, kui te näitate mulle kirjakoha, palun, ma olen nõus, aga te ei leia seda kirjakohta. Seda kirjakohta ei ole olemas. Jeesus ei ole mitte kusagil öelnud, et tema hakkab surema ja tema veri hakkab katma kõiki meie patte. Mitte kuskil ei ole seda öeldud. Kus selline õpetus üldse võetud on? No, Heebra kirjast on võetud. Aga see on ainult üks kiri. Mis seal on? See vere teema, sest see räägib juutidele, eks ole. Ja selle mõte on hoopis teine, see on juutluse vastu võitlemine, juutluse lahti seletamine, eks ole, juutlustele vastu väidete. Mitte see ei ole sellest, et õigustus sinu pattudele. Aga me võtame, nii nagu Peetrus ütleb, aga Pauluse kirju, mida on raske mõista, mida inimesed väänavad eneste kahjuks. Just nimelt, väänavad eneste kahjuks. Inimesed väänavad ja teevad ja muidugi saavad ka vastava elu vilja. Ma olen vaield väga palju nendel teemadel ja ma tean, kuidas üks sellise õpetuse orki inimene mõtleb. Ja sellist inimest on peaaegu võimatu lunastada. Täiesti võimatu lunastada, sest ta ütleb isegi selleni välja, et minu pattu ei ole olemas. Seepärast, et Jeesus on vere katnud. Aga Piibel ei ütle seda. Piibel ütleb, tunnistage üksteisele oma patud, siis see on tingimus. Jumal on ustav ja annab teile andeks ja katab kinni teie patud. See ei ole automaatne siuke odav klikk, sest Jumal paneb meid vastutama oma patu eest ja kui ma selle välja toon, siis ma tegelikult näitan, et ma tahan meelt parandada, ma tõeliselt tahan, ma tõeliselt soovin, see on minu tõeline soov, ma olen nõus kandma seda häbi, et mul on Oh, Jeesus kandis kõik häbi seal ristil. Väga huvitav. Jeesus oli valmis häbi. Me oleme tõeliselt nartsitsistid, kristlikud nartsitsistid. Jeesus võis häbi kannatada. Aga mina oma patuga, mul tuli elus ja selle keegi pea teadmagi, et ma midagi tegin. Las see kõik läheb sinna vaiba alla. Aga mida Paulus ütleb, eks ole, Timoteusele ütleb, no see on kole kirjakoht, enamik inimesed, ma eelmises saates lugesin just seda, kus ta ütleb, et noomi kõiki tees, et ka teised kardaksid. No palju sa kuuled siukest noomimist kõikides? Ma ei ole kunagi kuulnud seda. Ega ma vist... Taga aetakse küll inimesi avalikult ja häbistatakse avalikult valede asjadega, seda ma olen küll kuulnud ja igasuguseid silte, mul endal ka palju silte küll ka pandud. Aga nagu kui te leiate mul selle patu, siis on väga... ma olen nõus tunnistama. Et selles mõttes asjad ei käi nii. Käsk ja kuulekus on kaks erinevat asja. Me oleme kutsutud kuulekusse ja ma ei väsi seda rääkimast Heebra kirja, mis ütleb meile väga selgelt, et kui me meelega pattu teeme, tähendab, kui ma olen kristlane, mina ei saa teha kogemata pattu. Minu uuesti sünd on minu tunnistus, et minu patud on teadlikud ja tahtlikud. Ma ei räägi sellest, et me eksime. Ma ei räägi sellest, et me vahel mingitesse valedesse siis astume. Ei, me eksime ja... ka tahtlikult. Just, aga ütleme näiteks nagu sellised suured asjad, et ma tean, kui ma ikkagi suitsetan või tarbin alkoholi, ütleme, joon ennast purju pidevalt, eks ole, või ütleme, ma ei tea, peksan naist kodus, mis ei ole ka üldse väga harv nähtus isegi kristlaste seas. Siis olen mingit nõustaja kommentaari kuulnud. Või nagu jätan oma pere maha, eks ole, mis ei ole ka Eestis enam üldse väga ebatavaline. Ma ei saa öelda, et ma teen seda ebateadlikult. Ma tean, mida Piibel ütleb. Ja siis ma ütlengi, aga ma olen armu all. Ei, sa ei ole armu all. Sa oled armu käsu all, sa oled armastuse käsu all, mis on 10 korda hullem. Ja kust ma seda võtan? Ma loen siit praegu Heebra kirjast. Sest kui me meelega pattu teeme pärast seda, kui me oleme saanud tõe tunnetuse ja uuesti sünd on selle tunnistus ja ristimine on selle tunnistus, eks ole, kogudusse kuulumine on selle tunnistus. Ma olen andnud vande kõikide inimeste ees, et jah, ma tahan järgida Jumala sõna. Nii, ma ei saa öelda, et keegi ei tea seda. No, nii nagu ütleme, abielu on avalik, eks ole, miks on abielu? Ma olen kõikide inimeste ees tunnistanud, eks ole, riigi ees ja kõikide ees on ju. Siis ei jää enam mingit ohvrit pattude eest ja seda kirja kohta mina ei kuule õpetatavat. Ma ei ole isegi netis ühtegi seda jutust leidnud. Sellest kirja kohta ta mitte keegi rääkis, sest inimesed on 50-60 aastaga õpetatud ümber Jeesuse armust rääkimust kui nätsust. Aga see ei ole näts.
vabandage väga ja see viib väga palju inimesi hukatusse. Siis ei jää enam mingit ohvrit üle pattude eest või vähemalt väga paljudel jätab kristliku potentsiaali rakendamata täismahus. Vaid mingi hirmus kohtu ootamine, äge tuli, mis tahab ära süüa vastupanijad. Väga kole kirjakoht. Kui keegi rikub Moosese käsku, siis ta peab ilma armuta surema 2 või 3 tunnistaja sõna peale. Ja vaata, mida ta ütleb. Kas ta ütleb, et aga teate, Jeesuse veriga on hoopis teine asi, see on niisugune nunnu, nagu niisugune pehme roosa mannavaht, niisugune kukut sinna sisse ja see on niisugune maasikamaitseline. Ei, ta ütleb, Moosese käsu peale te peate surema 2 tunniste peale. Ja mis ta siis ütleb? Kui palju hirmsama nuhtluse te saate. Ja seda meil ei õpetatud. Loe selle edasi, kui palju hirmsama nuhtluse. Te arvate siis ära teeninud olevat selle, kes Jumala poega jalgadega tallab, ega peapühaks lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja teotab armuvaimu. Armuvaimu teotamine tähendab see, et ma elan konstantselt patu sees. Lihtsalt elan patu sees ja ma keeldun meelt parandamast. Me tunneme ju seda, kes ütleb, minu käes on kättemaks, mina tasun kätte ja taas issand mõistab kohut oma rahvale. See on hea klausel. Oma rahvale. Ei, ta ei lähe paganaid peksma kaikaga ja kõike seda. Seda teeb ta viletsuse aastal ja muul moel. Ta ütleb, ma maksan kätte oma rahvale. Ja siis öeldakse, Virge, mida sa seal jutustad? No, mul on öeldud sellist asju ja mis teha, piibel on selline. Jeesus ütles, kuningriigi lapsed heidetakse kõige äärmisem, ma siin 6 aega tagasi võtsin selle kirjakoha heebrea keeles või kreeka keeles lahti, mõtlesin, Jeesus, millest sa räägid, et mina usun, et sa räägid siin kristlastest. Ja teate, räägib küll kristlastest, sellepärast, et see sõna tähendab kreeka keeles pruuti. Lunastatud pruuti, mitte maailma inimesi, mitte juute. Ta ei räägi juutidest, et juudid on kõige äärmisest pimedus, vaid ta räägib kristlastest. Ja ma ei tea, mis piiblit inimesed loevad, aga piibel on väga... Kes kannavad sellist nime kristlased? Ei, mitte need, kes pruut, seal on kreeka keeles spetsiaalne sõna, mis ütleb inimene, kes on uuesti sündinud. Nii? See on selline sõna on seal. Ma praegu ei otsi seda üles, see on nendes Matteuse tähendamissõnades, kas see 25 või... Tähendab, kes on olnud uuesti sündinud ja selle nagu ära kaotanud, sa mõtled seda siis ikkagi. Aga tähendab ikkagi inimene, jah, ükskõik siis mitte seda põhjust nagu jah, siin nagu ei ole lahatud, on ju, aga et just, et sa oled uuesti sündinud ja sa tead, mida sa teed. Kaotada. Noh. Just. Ja see on selles ühes tähendamissõnas, nagu ma praegu ei otsi, sest ma ei olnud seda plaanis mainida. Ja edasi siis. Järgmine punkt muidugi, mis selle armuõpetusega paratamatult kaasneb, kui sa selliselt maailma vaatad, on see vabastatud oma vastutusest. Jeesus vastutab, mina ei vastuta. Jeesus suri ristil, see oli tema töö. Mina elan nii, nagu mina tahan. Minul ei ole mingit vastutust. No, aga see värk on praegu üldine. Just. Noh, riigielus samamoodi. Just, keegi teine vastutab. Nii. Keegi vastutab. Aga see oli just üks väga terav, kui Jumal ma vahelt tajun seda Jumala paha meelt, mis nagu tuleb ja see, ma saan aru, et teda niivõrd häirib see. Ja esimene asi, mis Jumal nagu meelde tuletas, on talendilugu. Eks ole, meil on olemas Matteuse evangeeliumis talendilood, meil on olemas Viinamäe lood, kutsus Viinamäele, kutsus andis talendid, meil on erinevad lood, tähendamissõnad. Kus on vastutusest vabanemine? Sul on vastutus, sul on oma vastutus. Ma võrdleksin seda pangalaenuga, see ei ole nii, et ma võtan pangalaenu vastu ja tšau, pank. Nüüd mina lähen ja teen selle rahaga, mis ma tahan, ehitan maja või lähen reisima, aga see naise vaata, kus selle raha tagasi saad. Aga meie käitume niimoodi Jeesusega. Ma sain uuesti sünni kätte, nüüd on nii aelu, nüüd lähen šamaani trummi taguma, eks ole. Ma näen selliseid asju, ma kuulen selliseid asju. Ma lähen abielurikku, ma lähen lahutan, ma lähen, ma ei tea, kuhu iganes, eks ole. Nõidusega tegelen. Et Jeesus ütleb, ma andsin sulle talendi ja ma tahan, mida ta ütles? 5 talenti sul oli, issand 5 tegin juurde.
Jeesus on normaalne ärimees, ta tahab, et sa kasvatad seda, mis sul on. Ja kui oli ühe talendimees, kes selle maha mattis, Matteuse 25. peatükis, sa paha ja laisk sulane, sa tige sulane. Ta ütles kõige halvemaid sõnu. Võtke ära, mis tal on, ja heitke ta kõige äärmisemasse pimedusse. Jälle see duaalsus. Jumal annab sulle võimaluse teenida ennast, aga kui sa ei teeni, siis see lõpeb äärmisemast pimeduse ära. Peta ennast vale evangeeliumiga, vale armu. Sul on oma vastutus. Kui sa võtad laenu, siis sa pead selle tagasi maksma. Ja paljundama intressiga. Ma maksan ka pangalaenu, ma maksan intressiga. Ma ei maksa lihtsalt seda tagasi, on ju. Nii et see on vale evangeelium ja me kahjuks õpetame ja siis teeme pai ja räägime igasuguseid ilusaid armsaid jutlusi armust ja lootusest ja usust ja inimesed magavad norinal edasi rõõmsalt. Sul on vastutus. Issand ütleb seda, sul on vastutus. Ja kui me vaatame seda Viinamäe lugu, see nüüd oli see talendilugu, aga on siis ka Viinamäe lugu nii Luukas kui siis selles, siis tähendamissõna Viinamäest Matteuse 21. Kuulge teist tähendamissõna oli majaasjand, kes istutas Viinamäe, tegi selle ümber aia ja nii edasi ja siis viinamarja korjamise aeg lähenes, läkitsid oma sulased aetniku juurde oma vilja vastu võtma. Nii et seda on kahes variandis, nii et ühel pool on siis see, et tulevad need sulased vilja tahtma, teiselt poolt oli see, et ta lihtsalt nagu tuli aru küsima, et kuidas see Viinamäe hooldamine käib. Ja Jeesus ütles, taevariik on Viinamäe isanda sarnane. Jättis teile Viinamäe, kas te teete seal tööd, eks ole? See ei olnud niimoodi, et ma olen oma vastutusest vabastatud, ma võin teha, mis ma tahan, laisklen seal päikese käes ja siis Viinamägi hukkub, eks ole. Sa pidid tegema tööd ja me näeme igal pool seda printsipiaalsust, on see siis kuningliku pulma tähendamissõna, on see Viinamäe tähendamissõna, on see siis hea halvase sulase tähendamissõna, on see neitside tähendamissõna. Jeesus rõhutab omapoolset vastutust. Sul on vastutus, mida sa teed ja Jumal esindab ennast taevariigina aruküsijana. Kuidas Paulus ütleb, et meid kõiki asetatakse Jumala aujärje ette, meil tuleb aru anda tema ees, mida me ihus olles tegime. On selline kirjakoht. Mida me ihus olles tegime. Sa vastutad sellest. Kui mina ei maksa pangalaenu, tuleb pank mulle ukse taha ja võtab mult kõik ära. On ju? Aga mida me loeme siit? Sellepärast võtke talent ära tema käest, andke see, kellel on ja 10 talenti, sest iga ühel, kellel on, selle antakse temal, peab olema küllalt. Aga kellel ei ole, sealt võetakse ära seegi, mis tal on. Jumala riigis ei ole sellist asja, et mul ei ole ja siis mul ikkagi on. Ei. Kui sina ütled, et sinul ei ole ja sina ei teeni Jumalat aktiivselt ja ei kasva ja ei arene, siis Jumala riigi mõte on see, et läheb kõik. Me õpetame vale evangeelium. Me õpetame midagi, mis ei ole piiblis. Ei ole elu terve, ei ole meie looduses, ei ole meie aiamaal, ei ole meie majanduslikus elus. Me räägime toljuma rahast ja tuled kuskile kokku, kristlased oskavad nii hästi rahast rääkida. Nad ei saa mitte midagi armust. Nad ei saa mitte midagi aru Jumala majapidamisest. Piibel ütleb, sina oled Jumala hea majapidaja. Timotuse kirjas. Sa pead olema hea majapidaja, et sa saaksid aru, mis seal Jumala majapidamises toimub. Kui sa tahad Jumala riiki ja tahad uude Jeruusalemme, sa mõtled, et see uus Jerusalem, ma nii vihkan seda. Kui inimesed ütlevad, see on üks õljumine ja seal on üks iga või õljud pilve peal ja siis lendad pilvega ringi ja siis inglid laulavad. Ja... Oled sa kuulnud seda? Siit saadik. Mina ei olegi. Mina küll olen kuulnud. Inimestel, teate, Jumal valmistab siin praegu kohtunikke, advokaate, raamatupidajaid, igasuguseid muid asjamehi ja see on ülikool, kus sa praegu õpid. Sest kus ma võtan seda? Ilmutuse raamat. Me läheme jälle ilmutuse raamataga, ta ütleb, ja siis pühad istusid ja hakkasid kohut mõistma inimeste üle ja inglite üle. Ja inglite üle, jah. Just. Nii. Aga kus nad siis õppisid seda? Ühesõnaga, siin elasid patus ja siis läksid taevasse ja siis järsk oli advokaadi ja kohtuniku ja prokuröri paberid käes. Mis te nalja teete? Me õpime neid asju siin. Me õpime neid asju siin maa peal, läbi nende keerukate olukord, läbi nende andeks andmiste, vihaga, vihkamisega kohtumis, läbi pettumuste, petmiste, reetmiste. Me õpime kogu aeg Jumala sarnasust. Piibel ütleb, me peame olema sel päeval, kui tema ilmub, tema sarnased. Kui sa oled patus, mismoodi sa tema sarnane oled. Siis sinu Jeesus katab kinni verega teoloogia kokku. Sest sa ei ole tema sarnane. Aga Piibel ütleb, kui tema ilmub, siis me oleme tema sarnased.
mis on mingi maagia või? Aga inimesed õpetavad seda. Et ühel päeval sa oled Jeesus sarnane. Ma ütlen selle kohta, aga no sel juhul saab Hitler ka taevasse ja teeb oma palve ja ütleb, et kõik on vere all. Trump räägib seda kogu aeg evangeeliumi. Kas sa arvad siis, et ta on lunastatud või? Ja ta elab püha elu või? See ei käi niimoodi. See ei käi, see on vale evangeelium. Ja kahjuks Ameerika kristlus on sellest kohutavalt petetud ja noh, kindlasti on seal võib-olla mõningaid, kes tõtt räägivad ka kuskil. Kindlasti on. Nii et siis ja kui me vaatame seda Viinamäe lugu, siis see asi läheb veel hullemaks, sest järgmine asi sellest, et me teeme, mis me tahame ja oleme sõnakuulmatud, on see, et nad hakkasid kaassulaseid peksma. Jeesusel on päris mitu kena rasvast tähendamissõna ja ütlesid, aga meil pole teid vaja. Teid pole vaja ja lükkasid inimesed Viinamäelt välja. Kui mina olen aiapidaja ja mul on mõned viinapuud, aga kui mul oleks terve suur istandus, näiteks nagu on Itaalias või Iisraelis või noh, ütleme soojadel maadel, ja ma olen neid põlde näinud, need käisime siin eelmine kevad Portugalis ja nägin neid suuri apelsinipõlde, ma kujutan ette, kui palju on seal tööd. Nii kaugu silmapiir ulatab, seal olid ka viinamarjapõllud ja asjad, et seal on ikka palju töötegijaid vaja. Aga kui mina ütlen, et kuule, mul ei ole sind vaja, kes siis lõikab, kes siis hooldab, kes siis väetab, kes kõike seda tööd teeb. Ja see ongi Jumala sõna mõte, et ta ütleb, ja kui kogudus tuleb ka ihu, eks ole, 1. Korintuse 14, siis teil on vaimuanded. Ta ütleb, sina ei saa öelda käele, mul ei ole sind vaja, või silmale öelda, mul ei ole silma. Paulus rääkis, sest see oli juba algkoguses probleem, et mõned inimesed tahtsid olla tähtsamad ja arvasid, et neil on kõik vaimuanded. Kellelgi ei ole kõiki vaimuanded. Minul on teatud vaimuanded, sinul on teatud vaimuanded, kolmandal on teatud ja me oleme üks ihu, me oleme tervik. Ja kuidas see kõik värk töötab, nii nagu Paulus ütleb, kõõlust ja sidemete abil hoitakse koos kõike seda, eks ole, ja see, mis on kehvem, seal on rohkem au antud ja nii edasi, eks ole. Kuidas see värk käib, ma ei tea. Aga ma ei saa öelda, et ma ei vaja sind. See on suur Viinamägi, seal on palju tööd. Ja mis ajast me oleme hakanud ise enda omaks ta pidama, kui püha vaim ütleb, see on vale õpetus. Ja see on see, mida Julia Royce, ma nüüd siin peangi nüüd näitama seda viimast seda filmi, mida ma soovitan vaadata, millel on siis palju lisaosasid Spencer Smithil. Nii. On siis vaatan, kas ma saan päris alguses seda. Kas tuleb see pilt ette siia? Ei tule seda pilti ette. Ühesõnaga see avapilt, mis seal on siis see Veski kivist, mis on siis no las ta jookseb sul seal vaikselt, siis ta tuleb. Et on see Veski kivist, mis siis mis on siis sellest võetud siis selle, et kui sa teed ühele nendest väiksest kahju, siis veskikivi tulgu su kaela, eks ole. Et see on Jumala sõna, see on Jeesuse enda sõna. Ja selle filmi teema, mida ta siis tegi siin meeskonnaga mitu kuud, ongi siis see, et uus film. See nüüd tuli tal vist 2 kuud tagasi välja. Oligi siis see teema, kuidas kirikutes pekstakse töötegijaid minema, kuidas neid alandatakse, kuidas nendega käitutakse ja siis kogu see filmi teema räägib just seda sama, et kuidas nagu kaetakse kinni, ütleme, tähtsate pastorite või tähtsate töötegijate patte ja siis inimesed annavad siin erinevaid intervjuusid ja siis sellel on omad lisad, kes siis selle kanaliga on liitunud, näevad siis ka teisi neid osasid, mis on siis laiendatud, nii et see on niisugune pikk selline sari nagu. Sari kohe? Just, nii palju, kui ma eile vaatasin vist küll, jah. Nii et see olid nagu lisaosasid oli veel neile, kes siis on liikmed. Kes see tegelane seal praegu on? See ongi see Spencer Smith, keda ma olen vahel näidanud, et tal on sellised väiksed vimkasid, mis ta vahel siin teeb, kui ta räägib keelte vastu,
aga muidu on jah selliseid, aga muidu ütleme, ta on väga range õpetuslikkus, et noh. Aga kui ta keelte vastu räägib, siis ta on ju kahtlasem. Ühesõnaga, tal on vale õpetus sees. Ma arvan, et tähendab, kui ma natuke Ameerika kultuuri tunnen, siis ma saan aru seda põhjust, sest noh, see on jälle see tohutu hüperkarismaatiline pool, mida ütleme, meie Eestis ei ole näinud, mis on inimesi nagu vaktsineerinud mõistma seda valesti. Et ma arvan, et lihtsalt põhjus on lihtsalt selles. Et see tohutu problemaatika, millega nad siis on? Tema on baptist. Tema on baptist. Kahtlane värk. Okei. Aga jah, siin on siis nagu mingisugused lisad. See, mis nad seal ette toovad, eks ole? Ja, et see on tema kanal ja siis siin on selle disclosure'i erinevad lood, et siin on just see veskikivi, mis su kaela, et see on siis see tunnusmärk. Et just, et tema toob ka välja ja erinevad pastorid toovad välja siis just, ütleme, nende koguduse liikmete kuritarvitamise. Just sellise võimu kuritarvitamise. Mitte seksuaalse kuritarvitamise, aga võimu kuritarvitamise, et nagu ei arvestata seda, mida piibel ütleb meile vaimuannetest, üksteisega koos olemisest, üksteisega koos töötamisest ja ma ei arvagi, et see oleks üldse lihtne ülesanne, aga mina usun, et iga pastor, kes püha vaimu kuulab ja jumalale kuulekas tahab olla, on suuteline ehitama, et noh, ma tahaks ka seda öelda, et ega siis pühapäeva kool ja koor ei ole koguduse töö, eks ole. Et see ei ole ju see, mida piibel räägib vaimuannetest, vaid ta räägib vaimuannetest ikka iga inimese puhul. Et ta ütleb, et kui te tulete kokku, siis iga ühel on midagi. Amen. Ja ma eile õhtu just püüdsin mõelda, et mismoodi see algkoguduses välja nägi ja ma mõtlesin, et võib-olla see oli päris loogiline, nagu, et umbes nagu palvegruppides. Need olid ju kodukogudused. Ja, et sa tuled kokku ja kui need ei olnud ju sellised mega suured kohad. Ei olnud ja seda ütleme siis ka see Julie Royce ja see mees just selles teises filmis Bill Hybelsi koguduse näitel toovad välja, et selline megakogudus ei anna võimalust vaimuannete esile tulekuks, vaid teeb lihtsalt teid lambaks, kes kuulavad. Eks ole, mis on jutluse keskne kogudus, inimesed lihtsalt istuvad pingis tulevad kiretu näoga, näoga ja see lihtsalt on see tunne, et ma kuulun kuhugi suurde asja ja siis meil on vahel see mingi hõljumiskoosolekud, kus me teeme see natuke ülistame, eks ole, ja see on kõik, aga sinu oma osalus tegelikult kogudusena, eks ole, ja ta ütleb ka väga, millega ma olen absoluutselt 100% nõus, et just sellised suured kogudused võimaldavad seda, et patud tulevad kogudusse. Tulevadki sellised hundid lambanaas, tulevad inimesed, sest enam ei ole prohveteid. Kui Paulus ütleb, et ja kui keegi tuleb sisse, siis teie prohvetid paljastage ta. Aga kuidas sa paljastad, kui sul on niisugune suur kogudus, on ju? Ja see saa mingis, ma ei tea, 10 000, isegi ütleme, meie siiani kogus on päris keeruline juba püsti tõusta, midagi ütleme, siis öeldakse, et sa segad koosoleku, eks ole. Et kogu meie selles, ütleme, kogudus üles juba väga-väga pikka aega, et ma ei süüdista tänaseid pastoreid, ma ütlen, et see on väga pikalt arenenud selline teatud viis, mis on läinud võib-olla isegi paarisaja aasta jooksul või ma isegi ei tea kaua, on läinud nagu kõrvale sellest, milles apostlid tegelikult elasid. Nii? Et ma isegi ei kujuta ette, kas ilmselt meil tagasiteed hetkel isegi ei ole, võib-olla enam. Vaata, on sellised, ütleme, kogudused, ütleme, jah, sellised suured, kus on pastor ongi see, kes poob käseb ja laseb ja et see ongi see staarpastor, mida Bill Hybels, et pastor on see just, kellel on kõik need vaimuannid, tähendab, see ei ole piibellik. Piibel ütleb, pastor on eraldi vaimuand, prohvet on eraldi vaimuand, apostel on eraldi, võib vahel olla, et teatud prohvet pluss õpetaja on väga tavaline, eks ole, see on piibellik, eks ole, kõik prohvetid olid väga head õpetajad, jumalasõna õpetajad, eks ole, aga ja mõnel pastoril võib olla teatud määral mingi prohveti andi, eks ole, aga see ei tähenda, et ta töötaks üksinda. Et me oleme ihu. Mina ei ole ainult pea. Ma ei ole ainult üks suur glükoobi silm, eks ole, või ma ei tea, ma ei ole mingi veidrik, ühe jalaga mingi imelik hüppav olevus, eks ole. Et mul on palju erinevaid organismi osasid, mis mingil täiesti kummalisel moel kõik omavahel töötavad. Et vahel mõtlen, kui ma isegi ma olen igasuguse spordiga tegelenud ja alati mõtlen, et kuidas küll inimene niimoodi töötab, et ta suudab kõik asjad tööle panna, et ta teab, mida ta teeb ja ta ei kuku ja inimesed teevad imelisi asju, eks ole, spordis. Juta iluvõimlemine, eks ole. Et see on uskumatu koordinatsioon, mis meie ajus toimub, eks ole. Inimene on võimeline selleks. Et tegelikult sama mõte ei ole mitte teha seda spordis, vaid mõte on seda teha koguduses.
aga kui enamik liikmed, nagu see seal Julia Royce'iski ütleb, eks ole, et me oleme lihtsalt lammasteks tehtud. Sa oled lihtsalt üks lammas ja sinusse suhtutakse, et sa oled lammas ja oled kuss ja oled tasa, eks ole. Nagu mul on isegi öelda, et sul ei ole püha vaimu, sa ei tea üldse midagi, sest mina pastorina ütlen sulle, mis sa teed, eks ole, siis see on ikkagi äärmuslik piibli kauge suhtumine. Meil on kõigil püha vaim, kui ma olen usklikuks saanud, kui ma olen püha vaimuga teed, kui ma olen ristimisest läbi läinud, kui ma elan kuulekuses, eks ole, uuesti sünd on ikkagi kogemus, mida ei saa eitada. Amen. Et selline, ütleme, see rentnikute mõte, Jeesus ei ole neid, ütleme, neid tähendamissõnu ju ilma asjata kirjutanud. Ja kui ma olin noor kristlane, siis ma lugesin ja ma mõtlesin, milleks Jeesus et miks see Jeesus üks asjast räägib, mingi igav piinamäe sõnum on. Aga see oli lihtsalt, ma olin noor kristlane, mul ei olnud seda vaja, aga ütleme, kui ma saan vanemaks kristlane, siis ma saan nagu, see on mind lohutanud, et Jeesus on näinud, et need probleemid piinamäel tekivad. Tuleb selline üksteise äralükkamine ja üksteise tühistamine ja ütleme, selline tühistamiskultuur, millest siis ka Julia Royce räägib seal, ütleme, oma selles filmis. Nii et meil on kindlasti, nii nagu Viinamaal, vaja oskustöölisi ja ütleme ka isegi ju Vanatestamendi tempel ja Moosese tempel, piibel ütleb, see oli püha vaimuga täidetud inimesed erinevate oskuste jaoks. Olid õmblejad, olid telgiehitajad, olid kullasulatajad, olid nikerdajad, see oli palju erinevaid inimesi ja samamoodi see on pilt tegelikult tänasest kogudust. Meil kõigil on asju, mida sina ei oska, sinu aju ei ole üldse selliselt ehitatud, et sa seda üldse mõistaksid, eks ole, et sa ei saa üldse aru sellest, kuidas on prohvet üles ehitatud või millest ta koosneb või kuidas töötab õpetaja aju või kuidas mõtleb pastori meel, eks ole, et need on erinevad annid, need on väga erinevad annid või hoolekandja või mis iganes, eks ole, et abistaja amet on isegi olemas. Ja just seal on väga palju asju ette mainitud, mis on ja me ei pruugi üldse me ei ole sarnased ja me ei teegi sarnaseid asju ja me ei peagi tegema, me oleme erinevad. Nii et siis lõpuks meil ongi sellised töötegijad, kes istuvad aiadega ja lihtsalt vaatavad laastamistööd ja seda meeletust, mida siis tehakse selle võimu ja sellise mingisuguse, ma ei tea, veidra korra hoidmise nimel. Ja samas tegelikult, kui me võtame ära vaimuanded, võtame ära prohvetid, tapame maha ja sellised tundlikuma poole kogusest, kes võiks hoiatada valede asjadest, siis me lõpuks saamegi tegelikult selle, mis on praegu üle maailma toimunud. Et on tulnud sellised seadused ja õpetused kogudusse, sest mina ütlen, et see on ainult siis võimalik, kui prohvetid on pikaaegselt kogus ära tapetud. Jah, aga ja pastorid on nagu ainuvõimul. Tulevad sellised õpetused, mis, no ütleme, kõige lihtsamal inimesel on see kohe selge, et on ju jama. Ja mina ütleksin seda, et isegi kui maailm on saab aru isegi homoseksuaalsuse poolt, siis ma arvan, et maailm saab väga hästi aru, et kirikusse olema ei peaks. Ja saabki aru. Just. Ja räägivad ka seda. Just, eks ole. Olete hulluks läinud. Ja isegi kui nad ise on, nad saavad sellest aru ja muidugi kasutavad seda ära poliitikana, vähemalt Ameerikas kasutavad ära poliitikana. Järgmine punkt siis on selline asi ongi, mis ka on kõige selle eelnevaga seotud, on jälle üks valeõpetus, mis on tulnud oma õiguse rõhutamine. See on hästi selline nartsistlik õpetus, mis on tulnud kirikusse, millest ütleme ka Julia Royce'i, ütleme, nemad võib-olla sõnastavad seda teised, aga põhimõte on sama ja paljud teised podcastid, sellised tõsised, mina otsin alati kõige karmimaid podcasti, andke andeks, ma lihtsalt olen selline inimene, et mida karmim, seda parem, et ma ei ole selline, et tahaks oma kõrvu laste paid, et mulle meeldivad sellised karmid teemad ja karmid situatsioonid ja selline urgitsemine tões ja piibel ütleb meile, Jeesus ütles, Mäe ütles ka, need, kellel on jänu tõe ja õiguse järel rahuldatakse. Kui sinul ei jänu tõe ja õiguse järel, sulle meeldib selline hall soga, siis ilmselt sinna jääd ka. Nii et Jeesus on andnud tõotuse. Ja ma üsna sageli ka palvetan, et Jumal juhi, et ma leiaks toitu ja ma leiaks nagu, oma ajule ja vaimule toitu, et ma nagu saaks mõelda asjadele ja ma leiaks mõttekaaslasi ja see on nagu huvitav, kuidas ka Jumal on juhtinud. Nii et oma õiguse rõhutamine üks kristluse, üks väga suur valeõpetus. Kui ma olen kristlane, see väljendub sageli selles, kui ma olen kristlane, siis kõik, mida ma teen, juhib ja on inspireeritud järelikult Jumalast. Isegi abielu lahutamine. Isegi sellist juttu räägitakse, jah? Absoluutselt. Olen kuulnud ka. Absoluutselt. Seda ütleme jah, võib-olla Eestis
on seda natuke, kuigi on, aga Ameerikas on seda lihtsalt massiliselt juba mitukümmend, ütleme, viimast aastat, võib-olla isegi 50 aastat. Et ma mäletan Pavsoni jutust, kes rääkis, et ta käis jutlustamas, minu meelest oli see Ameerika koguduses, ja ta rääkis abielu teemal ja abielu pühitsuse teemal. Ja mis kõige naljakam oli see, et siis peale koosolekut võttis pastor taha ruumi ja Pavson ise räägib, nii et ta võite selle üles otsida kuskilt sealt TV7 lehelt ja ta ütleb, et ja see pastor tuli talle kallale, surus ta vastu seina ja ütles, et kuidas sa julged minu koguduses rääkida selliseid asju, sest meil on koguduses kõik teist ja kolmandat korda abielus. Nii et vaene Pavson on ju. Et päris karm värk. Et jah, see on selline nartsissistlik kristlus, kus minu õigus et kui ma ütlen, et Jeesus on minu õigus, et see on jälle see perverteeritud, me vääname Jumala sõna. Jeesus ei ole minu õigus ülekohtuks. Piibel ütleb, igaüks, kes Jeesuse nime isegi nimetab, loobugu ülekohtust. Armastus ei tee ligimesele kurje. Ja me ütleme, aga mul on õigus teha. Kus sa selle õigus võtad? Mis õigus see on? See on kole õigus. Mul ei ole seda õigust. Mitte kusagil. Sa oled kohtusse selle eest, Piibel ütleb nii. Nii et Piibel ütleb meile, et meid ei juhi oma õigus, meid ei juhi meie oma inspiratsioon, aga minul tuli see mõttes, ma olen ise ka selle augu läbi teinud, et mingid asjad ma olen ise ilusti väiksemates mastaapides ilusti läbi teinud, et ma olen aru saanud, et Jumal on nagu väga õpetanud ja õnneks ma olen ka õppinud sellest. Vaid Piibel ütleb, Jumala sõna juhib meid. Meid ei juhi inspiratsioon, unenäod, nägemused, et ma just ükspäev mõtlesin, et kus ma noor kristlane olin ja kuigi ma olin pühavaimuga täidetud ja mul olid keeled ja ma olin kogenud kõik ka tõlgitsemist, seigust imesid ja asju, tervenemist, siis ma ikka nagu igatsesin rohkemat ja mõtlesin, et küll oleks mul üks nagu nägemus taevast, et meil oli üks suur raamatukogu ja siis ma sealt lugesin igasuguseid huvitavaid nägemuste raamatuid, need olid Vene ajal väga populaarsed. Inimesed ilmselt otsisid sealt nagu sellist värskust või värskendust endale, kuna Vene ajal oli kõik asjad keelatud ja siis nägemust olid eriti põnev lugeda. Ja siis mõtlesin, oleks mul nägemus. Täna ma ütlen, ma ei taha ühtegi nägemust. Sest ma ei usalda oma lihameeli. Minu lihameel võib mind täiesti petta. See on New Age'ile omal. Nägemused ja kehast välja käimised ja Jumal võib anda mingisugune, ma ei tunne vajadust, et ma pean minema sinna taevalinna neid palme nägema. Jeesus on minu juures, mul on tema sõna, mul on taevariik minu sees, ma osaliselt juba kõnnin Jeruusalemmadele, ma tunnen seda iga päevaga rohkem ja rohkem, mida vanemaks ma saan, et ma juba osaliselt nagu ei ole enam siin, et see on imelik kogemus, et milleks mulle nägemused, mis see mulle annaks? Mis see annaks? Oluline on ju Jeesus, mitte kullast tänavad, millest me nagu räägime. Ikka annaks, sa saaksid siis kuulsamaks. Räägiksid ja mis see annab? Tühi kuulsus. Piibel ütleb selle kohta, et ärge olge ahned tühja laule. Ma vastaksin selle peale, ärge olge ahned tühja laule. See on tühi au, see on tühi kõle asi, mis 2 päeva rõõmustab ja 3. päeval ei tähenda enam mitte midagi. Ja näiteks see õiguse rõhutamine viib ka näiteks sellele, et tehakse patte. Üks seksuaalpatte koguduses, mul on õigus seda teha, sest Jeesuse veri katab mind kinni, jälle see sama armuteema tuleb sisse, eks ole. Seda ka me oleme palju näinud, eks ole, et on tulnud lood, mis on aastakümneid kestnud välja ja inimene on tundnud eneseõigusta teha, lausa koguduse keskel. Et see on küll uskumatu. Et et inimene on olnud juhatuses näiteks isegi ja ta tunneb, et aga mul on ikkagi õigus teha. Et mul on mingi Jeesuse õigus, mis mind lubab teha. Aga see ei ole Jeesuse õigus, ärme ajasega, see ei ole Jeesus, see on vale õigus. Nii et ka, ja õigus näiteks olla vihane, olla leppimatu. Ma olen kristlane, aga ma võin olla leppimatu. Piibel ei luba sul olla leppimatu. Piibel ütleb, kui sa oled leppimatu, sa oled surmas. Kes oma venda vihkab, on siiamaani surnud. Nii nagu ta ütleb, et kes elab lihaimus, on elusalt surnud. 2 asja, 2 kirjakohta, mis panevad nagu pommi alla kogu sinu eneseõiguse teoloogia. Kes elab lihaimus, on surnud. Vihastuda võib, aga ärge tehke pattu.
aga kas seal ei räägi midagi leppimatusest, sa ei saa olla vennaga leppimatu, piibel ütleb isegi Mattuse evangeeliumis, Jeesus ütles, et kui su vend on sinu peale, mida alati see juba närvi see kirjakord, see on loll kirjakord, sest see paneb su peale jälle selle oma vastutus, et kui sa tead, et su vend on su peale vihane, pead sina leppima minema, see on nagu mis mõttes mina tahaks ikka, et tema tuleks, sest tema on ju vihane minu peale. Ja piibel ütleb, sina pead minema. Ega sa ei teagi mõnikord, et ta on. Ei, seda küll, aga ütleme, et seal ütleb, et kui sul meenub, eks ole, et su vennal on midagi, et sa tead, et see vend on vihane, eks ole. Just. Et see on huvitavad kirjakohad. Rääkimata sellest, nagu ma ütlen, et minu meelest Billy Graham või ei, ma arvan, et see oli Wilkerson, ma ei anna Billy Grahamist au, ma arvan, et see oli Wilkerson, kes ütleski, et kuidas sa saad öelda oma naise kohta, et sa ei armasta oma naist, kui Jumal on armastus. Ma ütlen, me elame sellistes vastuoludes, sellises skisofreenilistes vastuoludes kirikus, et me ütleme, et ma lahutan oma naisest või mehest, sest mul ei ole armastust. Aga kuidas sa ütled, et mul ei ole armastust, kui Jumal on armastus? Ja sa ütled, et see armastus Jumal elab sinu südames. Jah. What? et me kirik on täidetud ei, ta tead seda ussitaoliste valedega. jah, aga ta toob sulle ilusasti teise asja ette, et armastusel on mitu nime on ju. Et mul ei ole seda, kuidas seda nimetatakse. Ja kui su naine mees jääb nuttes maha, siis sa ei ole käinud armastuses. Piibel ütleb, kui teine inimene saab kahjustatud ja on kurvastatud, siis sa ei ole käinud armastuses. Piibel ütleb, Paulus ütleb, ärgu armastus olgu võlgu midagi teine teisele, eks ole. Jah, ärge olge võrgu armastust. See armastus ära, et mul on igati moodi saab väänata saab, aga kui meil on armastuse Jumala südames, siis sa vaata, milline lontrus see teine on. Ja Billy Graham ütles selle peale väga hästi, et kui sulle ütled, et mul ei ole oma naise vastu arvanud, ma tean kunagi noore kristlasena lugesin seda Billy Grahamit, et siis mine panema põlved maha ja küsi Jumala käest armastust, ole nii kaua põlvedel, kuni sa saad selle armastuse. Oli see nüüd Billy Grahami raamat? See oli Billy Grahami raamat, ja. Ei, ma ei tea, ma olen lugenud käsikirjalisi, mis olid Vene ajal trükitud, igast paksud raamatud, ma ei tea isegi, mis need pealkirjad enam olid. Neid oli meil raamatukogus päris palju, ma lugesin need kõik läbi. Et just nimelt, et kui Jumal on armastus, siis ei saa ennast vabandada leppimatusega, ei saa vabandada, et mul ei ole armastust või siis sel juhul ei ole sa Kristusega kohtunud, pean ütlema seda, sest seda ütleb Jumala sõna, see ütle mina. Piibel ütleb 1. Johannese kiri, kes ei armasta oma venda, keda ta on näinud, ei saa armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Piibel peab seda nonsensiks, oksümoroniks, midaks iganes. Sa ei saa armastada Jumalat, keda sa ei ole näinud, kui sa ei armasta oma venda, keda sa oled näinud. Nii. Et Piibel on väga karm selle koha pealt. Õigus on väga selge. Sest oma õigus on siis see, mis läheb sõnast mööda või oma õigus annab loa minna sõnast mööda, nii nagu sa just ütlesid, eks ole, et aga mul on see armastus ja mul on see põhjus ja mul on too põhjus, eks ole, et aga tema tegi valesti ja tema oli paha ja ei, Jumal ei anna sulle. Piibel ütleb just see, et kui me ütleme, et ma ei armasta oma abigaasat, Piibel ütleb, et armasta oma vaenlast, et te saaksite Jumala lapseks. Kuidas Piibel ei räägi see raamat Risti valguse, mis on, see mees ütleb väga ilusti, et on asjad, mille kohta öeldakse, et need on juba Kristuses meil praegu käes ja on asjad, mille poole me alles tegelikult liigume ja pääste on see, mille poole me alles liigume. Ühelt poolt me oleme päästetud juba, ka Paulus ütleb, te olete päästetud juba, aga veel mitte. Paulus ütleb niimoodi, te olete juba päästed, aga veel mitte. See tähendab seda, et ta ütleb, kuni te otsani hoiate, mis tähendab seda, et kui Jeesus ütleb armastama vaenlast, et te saaksite, siis see on protsess. Kui mina otsustan, et nüüd ma küll hakkan viha pidama, siis mina ei saa Jumala lapseks ja me kindlasti mäletame, paljud kuulajad võib-olla mäletavad seda Aafrika mees, kes kunagi siin käis, üks Aafrika pastor, kes oma naise peale oli vihane ja siis suri ära. Läks kodud minema Riiuga ja suri ära. Ja mis siis juhtus? Suri ära, Jumal ütles, et sorry, taevasse ei saa. Mis mõttes ei saa? Ma olen pastor. Ma olen naise peale vihane. Ja surid valel ajal ära. Valel ajal ära. Ja Jumal andis talle armu, ütles, et aga nüüd ma lasen su maa peale tagasi minna ja minu eesmärk on, et sa läheksid kuulutaksid, et niimoodi ei saa taevasse. Vaata, milline naine seal oli. Ma ei tea sellest midagi. Oi, see oli. Ega see vend polekski pääsenud, kui tal oleks olnud sellist naist.
naine tegelikult vedas ta välja. Oli, jah. Muidugi, naine hakkas palvetama ja naine ei olnud sellega nõus. Ja ta vedas selle mehe surnu keha, vedas Ponke koosolekule. Ja Jumal vastas naise palvele, et see mees just. Isegi ei pääse mitte armust, ütleme, et tegelikult Jumal armastas seda naist. Ja teda ei tahetud muidugi lasta sellist surnu kehaga tegelast sinna koosolekule, siis ta läks kuskile mingi Vaat seda lugu poolt ma enam ei mäletanud. Ma alles lasin seda pildikas, sest meil on see salvestus olemas. Just. Ja see on väga hea näide minu meelest just, et see ei ole mingi man-made story, eks ole, et keegi mõtles mingi loo välja, vaid see on päriselt juhtunud. See on päris tõestus sellest, et vend oli veel balsameeritud ja täiesti kui sa oled vihane, kui sul on riid, lahendamata asi, sa ei ole läinud inimesega leppima, eks ole, et ükskord, ma tean siin üks mingi pool aastat tagasi, või aasta tagasi, kui ma selle kirjakoha mingi teema sellega oli ja ma mõtlesin selle peale, siis see, kuidas pühavaim mind tabas, see oli lihtsalt uskumatu, et Jumal ütles, et Virge, sa ei saa aru, mis seal kirjakohas on öeldud, et see kirjakoht on niimoodi sõnastatud, et mitte sina ainult ei pea minema selle inimese juurde, kellest sa tead, et tal on sinu vastu, vaid see kirjakoht on tegelikult, kui sa süvened, on see mõte, et mõlemad jooksevad tegelikult üksteise poole. Mis tähendab seda, et kui sa mõtled, et kellelgi on sinu vastu, siis tavaliselt sellel inimesel on ka midagi sinu vastu. Tavaliselt alati viha ja riiu probleemid on alati kahepoolsed. Enamasti. Mis tähendab seda, et tegelikult sina pead tundma seda, et mina peaks temaga ära läppima ja mina peaks tundma, et mina pean sinuga ära läppima. Põhimõtteliselt me jookseme vastu üksteisele. Nii? See on tegelikult Kristus, sest sina loed piiblit ja mina loen piiblit. Mitte niimoodi, et mina tulen ja alandan ennast ja sina vaatad niimoodi. Mõtleme. Mina olen kõrgemal õige. Positsioonil ka. Jaa, kõrgemal või õigem või mis iganes keegi mõtleb, eks ole. Et see on nagu huvitav, et Jumala sõna mõte on see, et sina loed piiblit ja mina loen piiblit ja siis me mõlemad hakkame liikuma. Et see on nii huvitavalt disainitud, Jumal on selle Jumala sõna nii huvitavalt disaininud, et me mõlemad hakkame liikuma. Me mõlemad peame ära leppima. Ja kui meil kõigil on selline hoiak, et me tahame üksteisega ära leppida, meil on koguduses... Siis on kohe ärkamine, kuule. Ärkamine on kohe. Ja Jeesus ütleb, maailm tunneb ära. Jeesus on nende keskel. Millest maailm tunneb ära? Teie värvimuusikast või heast helitehnikast. Maailmal on seda siit saadik. Maailm tunneb ära sellest, mida maailmas ei ole. Üksmeelest. Üks olemised, mitte isegi üksmeelt on ka maailmas. Herodes ja Pilatus said ka sõbraks peale seda, kui nad Jeesuse risti lõid käed ja ütlesid, tere sõber, tegime ära. Et mitte selles ei ole probleem, vaid meie ühtsus seiseb sellises üleloomulikuses, vaimses leppimises, ühtsuses ja puhtuses, mida ei saa maailm isegi mitte järgi teha. Me teeme küll laulupidusid, aga see ei ole ühtne. Ja pärast lähme koju ja siis kakleme koroona pärast sugulastega rinnutsi, nagu seal Maaleht kirjutas, et koroona läksid sugulased lausa pidudel kaklema üksteise vahel, et see oli väga tavaline, et mindi lausa käsitsi kallale üksteisele, et nii suured erimeelsused on. Et samamoodi, eks ole, et teeme küll selle laulupeo, hõljume seal ühtne Eesti, oigu ühtne me oleme, siis lähme ja siis me lahutame abikaasadest ja jätame lapsed maha ja kõik nii muud asjad, et see ei ole ühtsus. Ja selles mõttes on sul õigus, kui me hakkame leppima, tuleb ärkamine. Nii et ärge tehke neid Eesti märka koosolekuid ennem, kui me ei räägi leppimisest, me ei räägi meeleparandusest, me ei räägi oma õiguse mahapanemisest, me ei räägi õigest armust, kui me selle õpetuse paneme õigeks, siis tuleb ärkamine. Et Erlo Stegin kirjutas sellest väga hästi oma raamatusse Aafrika ärkam, mis kestis üle 20 aasta ja nemad tegid just niimoodi, et nemad tahtsid ärkamist ja siis hakkasid paastuma ja ma ütlesin, et ei, nii see asi ei lähe. Ja siis nad hakkasid kõigepealt puhastama ennast, hakkasid igasuguseid asju otsima endast üles, et mis nemad ei tee Jumala sõna alusel. Ja siis tuli ärkamine. Et iga kord, kui ma näen lihtsalt koosoleku, siis ma ütlen, see on lihtsalt koosolek. See ei too ärkamist. Ärkamine ei alga koosolekust. Ärkamine ei alga sellest, et veate kõige vingema välismaa mehe siia. Ärkamine algab siis, kui püha vaim langeb. Ja püha vaim ei lange sinna, kus on mustus. Väliselt mõnikord tundub nii, et ärkamine algab lambist, on ju et kuidagi moodi on juhtunud, aga seal võib, me ei tea selle eellugusid. Ma mäletan seda, kui üks pastor pühendas oma saladusse mind ja ütles, et tead, et ma teadsin ammu, et ärkamine tuleb. Et Jumal ütles mulle juba mitukümmend aastat tagasi, et siia paika tuleb ärkamine,
aga et mina ise siis enam pastor ei ole, et see au saab keegi teine, aga et selle on välja palunud eelnevad põlvkonnad. Et sellesse ma usun, absoluutselt seda ma ostaksin täiesti, sest tegelikult nii see käib. Keegi on maksnud hinna, et ükski ärkamine ei tule tühjale kohale. Nii nagu sa ütlesid, et see mees ärkas üles, sest et tema naine palvetas järelejätmatult. Siis järgmine punkt, 8. punkt, jälle väga levinud, millest ka Julia Royce räägib, aga millesse ma olen ise täpselt samamoodi sellega väga vastuolus ja väga palju rinda murdnud. Billy Graham oli üks, kes ta väga palju kasutas, et uuestisünni palve päästab põrgust. Uuestisünni palve ei päästa põrgust, mitte kusagil ei ole öeldud, et uuestisünni palve päästab põrgust. Kust te selle võtate? Uuestisünni palve tagab meile võime Jumalaga suhelda. Ja siis me algame pühitsusprotsessi. See tähendab, meie ise anname Jumalale legaalse loa. Me anname legaalse loa. Meiega tegeleda. Tule sekku minu ellu. Nagu me rääkisin eelmises saates, et mina tegin oma uuestisünni palve 89. aasta alguses jõulukontserdil või oli see 28 lõpp, ma ei mäleta seda. Aga ma ei tundnud ennast mingist moest päästetuna ja minu elus ei muutunud otseselt midagi. Mu elus kui muidugi ei olnud mingit suuri asju, aga selles mõttes, et ei olnud ka sellist Jumala tundmist. Aga ma tean seda, ma olen tagantjärgi Jumala mulle öeldud, et Virge, sa andsid mulle loa tulla sulle külla 3 aastat hiljem. Et see, et Jeesus tuli mu tuppa, oli selle palve nagu eelmõte. Nii et uuestisünni palve ei päästa siin põrgust, vaid see on tee algus ja Piibel ütleb, pühitsege endid, sest ilma pühitsuseta ei saa keegi issandat näha, see on Heebrea kirjas jällegi 6. peatükk. Nii et meie asi on pühitseda ennast, mis tähendab seda, et siis algab üks pikk pühitsuse protsess, mille jooksul me siis kasvame Kristuse sarnaseks ja see peab olema nähtav, kuuldav, kogetav, kõik inimesed, nii nagu Paulus ütleb Timoteusele, et koguduse abilised olgu sellised, kellel on hea tunnistus väljapoolt, nii et ka maailm ütleb, kuule, see inimene on väga aus, see inimene elab hästi, ta ei ole joodik, ta ei ole riiakas, ta ei ole raha ei pane kõrvale meil firmast, eks ole. Inimesed saavad väljast ka öelda, me teame. Ja eriti täna, kus meil on, ütleme, nagu ma rääkisin, eks ole, et on see, võite vaadata, see on nii naljakas, et kuidas ma ei tule inglise keeles meelest, on inglise keeles, et kuidas sinu tööandja sinu järgi nuhib, eks ole, kuidas tänapäeval on kontorites igasugused kaamerad, asjad, et kontrollitakse, et kuidas sa töötad, on ju, magad seal laua taga või peaks äkki lahti laskma, eks ole, või liiga palju kohvitad seal või mis iganes, eks ole. Et tänapäeval, kuidas seal räägib terve loo ära, kuidas on kavalat sükest luuramistehnikat kontoritesse pandud, kuidas siis korporatsioonid järgivad, ilmselt ka eriti suured korporatsioonid, kus on suured kõrged majad ja 1000 töötajaid on ja see on ju vaja kuidagi kontrolli pidada, on ju, sellisel paranoia ajal, nagu me elame. Et siis mõte läks jalutama. Ühesõnaga, et uuesti sünni päästa meid põrgust, vaid siis eelkõige siis on see tee algus ja me peame ennast pühitsema ja see avab meile ukse Jumale. Ja siis kuna me seda ei rõhuta, vaid me toome selle odava evangeeliumi kiirpalve, et inimestele tehakse, ütleme, suurtel koosolekutel kiirpalve, patsutatakse õlale, öeldakse, nüüd sa oledki päästetud, on ju. Ei, see ei ole päästetud, mina ka ei olnud päästetud. Ma olen ise selle kogemuse üle elanud, ma ei olnud päästetud. Ja keegi juhatanud ka, mis edasi saaks. Keegi ei öelnud, mis ma tegema pean. Ja alles pool aastat hiljem tuli ingel mu juurde ja ütles, et mine kirikusse. Nii et mul ei tulnud mitte inimene minu juurde ei juhatanud, vaid ingel tuli ja ilmus mulle malevas ja ütles, kuule, mine kirikusse. See oli väga, väga naljakas. No vaata, sul oligi ilmutus ikka olemas. Jaa, oli, aga ütleme... see oli väga kasulik ilmutus isegi. Need olid kasulikud, aga ma ei käinud otseselt nagu kehast väljas, et need on sellised, pigem minul ongi nii, et ma olen kehas ja ma näen asju, lihtsalt vahel näen. Nii lihtsalt on. Nii et ja kuna siis inimene arvab, et see palve oli nüüd nagu ära tehtud, et ma nüüd olen siis tulebki kirikusse tegelikult väga palju inimesi, kes siis ei hakka näiteks oma nõidusasju ära viskama, ei viska oma igust nõiaraamatuid, võib-olla pornograafilisi raamatuid ära, sest me oleme esitanud tõde poolikult. Ja
piibel ütleb meile midagi muud, et kuna ma ütlesin alati väide ja kirjakoht vastu, mida Jeesus ütleb? Mina olen tee. Ta ei ütle, et ma olen lõpp-punkt. Ta ei ütle, ta ütleb küll, ma olen uks, on ju. Aga see on sisse minemiseks, et see on viimane asi, mis ma praegu räägin, siis me täna vist rohkem punkte ei jõua, vaata, mul jääb veel päris palju punkte rääkimata, et peab vist ikka ühe saate veel tegema, kui Jumal lubab. Et Jeesus ütleb, et mina olen tee ja Paulus ütleb, kes usu otsani vastu, või Peetrus ütleb, te ei ole veel vereni vastu pannud, eks ole. Ja see võib tähendada ka seda, et sa lähed tagakiusudesse, siin visatakse vanglasse, siin piinatakse. Me oleme Eestis sellest säästetud olnud, aga mujal maailmas on see väga tavaline, väga-väga tavaline, eks ole. Et ma just üks päev mõtlesin, et appikene, et millest meie oleme ikka päästed vahel uudiseid vaatad, et see on ikka hirmus. Et Nigeerias just seal tehti terved asulad maatasa ja tapeti pastorid kõik ära. Nii et me saame, piibli mõte on see, et me saame, Jeesus öelnud, et kui sa teed uuesti sünnipalve, siis on kõik korras, siis sa oled parteis. Jeesus ütles, tule minu järgi, võta oma rist enda peale ja käi minu järgi. Mis tähendab seda liikumist, see tähendab kestvat, püsivat tegevust, kuni ma kohale jõuan. Jeesus ütles, paljud püüavad, et minge sisse kitsast väravast, paljud püüavad, aga ei jaksa mitte. Rist on liiga raske. Oma himud on rasked, oma vastupanu on raske, eks ole. Maailma lõbud on rasked, nagu Jeesus ütleb, eks ole, külva läks välja, siis tulid seal seemevisad ja ohakad hakkasid vohama seal ja tulid maailma rikkused ja lõbud, eks ole, ja ahvatlesid, on ju, ja tuli uskmatus ja kurat võttis sõna südamest, igasugused asjad tulevad. Et see Jeesuse juurde tulek ei ole lihtne. Jeesuse järgi käimine ei ole ka lihtne. Ma ei ütle, et see ei ole võimatu, aga seal on omad ohud, millest me peame olema teadlikud ja mida kogudus peaks rõhutama ja teadvustama, mitte ütlema, et okei, nüüd tegid palve, nüüd on kõik korras. Ja siis mine ela nagu edasi, nii nagu sa tahad. Et see ei ole tõde. Jeesus ütles, mina olen tee ja risti kandmine on ikkagi Kristuse põhiline tunnus. Et sa pead olema, ma vaatan selle punkti kohe lõpuni. Nii et sa pead pidama kõike, mis on sõnas öeldud, Jeesus ütles, pea seda kõike, mida Jeesus ütles, pea kõike, mis on sõnas. See on huvitav, ta ei öelnud pea midagi sealt sõnast, natukene mõned punktid pea, aga mõned punktis võid nagu libedalt lasta, on ju. Ei pea kõike ja siis, nagu ma ütlesin, ilma pühitsuseta ei saa keegi issandat näha. Et ütleme selline võõrana kõlav, ütleme meie tänapäevaselt, mis jura, mis ilma pühitsused, mis see tähendab, eks ole. Aga pühitsus tähendabki see pühaks tegemine, et minu kvaliteet muudetakse. Jah, huvitav üks, kas see oli kuskil Hebra kirjas või kuskil ütleb, meid pühitsetakse ühel hoobil. On siukene tekst kuskil. Ja see on jälle mitte väänata, eks ole. Et see pühitsetakse ühe hoobiga, eks see, kui sa saad uuesti sünni, see on ka pühitsetud. Ta ütles ka Peetrusele, et sul ei ole vaja, et mina enam sind üleni pesen, sest sa oled juba puhas. Ja. Eks ole, aga siis Peetrus oli puhas, ta ei olnud ju puhas, läks ja 2 päeva pärast andis Jeesus ära, eks ole, salgas teda on ja. Et me peame ka nagu ajateljele, me ei saa niimoodi võtta ühte kirjakohta. Üks kirjakoht ütleb, pühitsetud ja ma arvan, et see ongi see, mida me õpetame, eks ole, et tee üks uuesti, oledki pühitsetud, oledki taevas. Piibel ei ütle, vaid Piibel ütleb hoopiski nii, nõudke rahu kõikidega, jällegi see leppimise teema, ja pühitsust, ilma selleta ei saa ükski issandat näha, ja pange tähele, et keegi ei jääks ilma Jumala armust, et ükski viha juur ei kasvaks üles. Jälle, me räägime viha pidamisest, eks ole, see ei vii sind taevasse, see viib sind alla põrgusse. Et ükski viha juur ei kasvaks üles ega tooks tüli ja selle läbi paljud ei rüvetuks, et keegi ei oleks hooraja või roojane, kes nagu Eesav ühe ainsa kõhutõiest andis käest esmasünni õigus, eks ole. Sest te teate, kuidas ta pärast küll tahtis pärida ennist, aga siiski hüljati kui kõlvatu, sest ta ei leidnud mahti meeleparanduseks. Ehk ta küll see silmapisarate kotsis on tore kirjakoht meeleparandusest, et see on kirjakoht, millega olen väga palju aastaid ragistanud, kuni see lõpuks kuskilt hakkas mulle kohale jõudma. Et imelik vastuol on selles. Ta hüljati, kuigi ta otsis meeleparandust. Jah, otsis silmapisaratega. Jah, nii. Aga seal on see vastus tegelikult antud, tegelikult peaks nagu selle viimase lause keerama natuke ettepoole, sest ta ei leidnud mahti meelt parandada. Meil on kirikut täis inimesed, kes halavad oma pattude pärast.
aga nad ütlevad, et aga ma ei ole suut sellest vabaks saada. Sest tegelikult nad ei taha sellest vabaks saada, millega nad tegelevad. Et piibel ütleb väga selgelt, et sul peab mahti olema veel parem, sa pead leidma selle konkreetse aja, et see on konkreetne aeg. Et kui sa Eesav elu vaatad, siis tal oli neid võimalusi väga palju ja Eesav on üldse väga huvitav teema läbi piibli, et see omaette piibli peatükk. Et jah, meeleparandus peab olema konkreetne ja see on nagu see koht, kus sa jälle uuesti edasi kasvad. Ja kui sa jätad meele parandamata, siis see ei kasva enam. Sa oled haiguse lasknud sisse endale. Ja ütleme, tomateid kasvatades suvel või õunu kasvatades on näha, kui taim läheb haigeks, kasvab pooleli. Tulevad mingid imelikud, igerikud, kõverad või hallitanud asjad seal. Et see ei ole teistmoodi vaimulikus elus. Nii et me jõudsime praegu vaadata läbi 9 punkti, aga ma arvan, et kuskil 9 punkti on veel, mis ma olen üles kirjutanud, mis on nagu silma jäänud. Et siis võib-olla teinekord veel rääkida nendest, et see on huvitav teema, et kui sa oled tähele pannud, siis inimene mõtleb sõnaliselt. Ja kui sa sõnaliselt mõnest asjast saad valesti aru, siis lõpuks jõuab ka sinu tegudesse. Nii et selles mõttes sõna mõistmine, sõna õige mõistmine tegelikult on väga oluline. Et kui sa paned selle õigeks oma peas, on väga raske juba midagi valesti edasi teha. Jah, meil on vaja, et oleks õiged definitsioonid. Just. Mis on mis on lunastus, mis on arm, mis on käsk, mis on usus elamine, mis on kuulekus. Just see sama, eks ole, et sa ei saa tegudest õndsaks. Ma tahaks sellest rääkida järgmine kord. Me saame tegudest õndsaks. Piibel ütleb seda. Aga seal on väga suur vahe, millistest tegudest. Aga on teod, on olulised, sest Piibel ütleb, et pruut oli riietatud valge lõuendega, mis see valge lõuend oli? Pruudi õiged pühad teod. Oi, me saame kindlasti tegudest õndsaks. Sest muidu oled sa lihtsalt ilma pulmariietata, kui sul pole neid õigeid tegusid. Sa oled alasti, nii nagu seal kuninga pulmas öelda, et kuule tüüp, kus sa siia said? Sul pole isegi pulmariiet seljas. Nii. Piibel on huvitav. Jah, vaadake, seda, mida nüüd täna siin Virge on meile siin ette toonud ja rääkinud, no mina olen sellega nõus, et aamen selle peale, kuigi Virge on naisterahvas. Mõni arvab, et ta ei tohiks nõnda rääkidagi. Naisterahvast ei mõelda. Naisterahvast peab loll olema. Naised ei tohi õpetada ja rääkida, jah. Aga ma ei õpeta, ma jagan oma mõtteid. Võtke nii siis. Ja Pauluse väide, ma olen seda küsinud kunagi Peeter Roosimäe käest noore kristlasena, sest see häiris mind ja ma tundsin, et mul oli see õpetaja end antud. Ja minu suguvõsas on väga palju õpetajaid, minu isa-õed on kõik õpetajad olnud. Kooliõpetajad siis, jah? Kooliõpetajad, filoloogid, Eesti filoloog, kehalise õpetaja ja kes veel, isa-õed olid kõik õpetajad, nii et meil on see õpetajageen kuskil sees. Ka loomu poolest ilmselt siuke mõtlemine või mida Jumal saab ära kasutada Jumalriigis ja mida ilmselt need asjad ei ole juhuslikud. Nii nagu on muusikate, ütleme, suguvõsad ja see on huvitav, et see lihtsalt on nii või kunstnikute suguvõsad. Ja siis mis sa küsisid mu käest? Ma ei küsinudki. Ma pidin sulle vastama. Et ma küsisin Peeter Roosimäe käest ja siis Peeter Roosimäe seletas selle taustala, nii et igaüks võib seda, ma arvan, täna ka BibleHub.com'ist või kuskilt välja võtta, et see oli konkreetsesse olukorda öeldud. Selles mõttes, et Paulus nimetab väga palju naisi, kes tema koos töötasid. Ja võimalik, et oli ka neid, kes õpetasid, näiteks arvatakse, miks ei ole Heebrea kirjas pandud autorid, et see võib olla naise kirjutatud. Ja juudid ei oleks seda vastu võtnud. No see on üks teooria, mida arvatakse. Me ei tea seda. Igal juhul autorit sinna ei ole antud. Kuigi ta väga sarnaneb Pauluse kirjadega, ükskord iga võikus saame teada, aga seal on salastatud see, kes selle kirjutas. Nii et selles mõttes, ja ta ütles, et selle põhjus oli see, et naised õpetasid meestele, kuna seal oli siis selles paikkonnas konkreetses, see oli vist Korintuse kirjas, et olid need suured need Korintuse templid, kus siis naised pidid või perekonnad käisid viljakust oma perele palumas.
ebajumalateenistustes ja seal olid igasugused seksriitused ja ütleme, kui naine jäi rasedaks, siis pidi mees seal kuskil prostituudiga magama, et see annab viljakud. Need on mingid väga veidrad õudused, mida inimesed usuvad. Ja siis Paulus ütles, et naised ärgu õpetagu mehi, et ma ei luba naisel mehe üle valitseda. See tähendab seda, et naine surus tegema meest midagi, mis ei olnud õige. No põhimõtteliselt see on sama, mida Saara tegi, ütleme, Abrahamiga. Et mine maga nüüd selle Haagariga ja mis meil tuli, eks ole, meil on islam sellest tulnud. Näiteks, eks ole. Et see on mingi konkreetne juhtum. Et õpetaja and, kui sõna õpetamise and, no meil on tuttav Ilse Katvel, kes oli väga hea ju sõna õpetamise anniga naine siin Saaremaal. Tal oli igasuguseid ande. Just. Abistamise ande. Ja Piibel ei ütle, et sel juhul oleks, ma arvan, Jumal oleks andnud tarkust Paulusele ka vaimuandide puhul öelda konkreetselt, et vot seda andi naistele ei anta. Jah. No ta ei ole seda öelnud juurde. Ta ütles, et te olete kõik üksteise liikmed, teil kõigil on igaühel oma töö. Ta isegi ütleb kuskil, et Kristuses ei ole meest ega naist. Ja näiteks ta ju ütleb näiteks seal, et Apostlite tegus, et seal oli see mees ja tema 7 tütart olid kõik prohvetid. Jah. Aga keegi seal ennustas, et tuleb varsti nälg ja tuligi, ütleb seal. Ja, et selles mõttes jah, et need on jälle niisugused toredad kiirud, käänud, keenud. Et ma arvan, et ikkagi kogudus töötab annipõhiselt, mitte selle põhiselt, kas sa oled nüüd mees või naine. Noh, ega inimene ei saa ju sinna midagi teha, mis annedel on antud, eks ole. Jah, nii on. Et pigem on ju oluline Kristuse ihu, kasu, mis sa tood Kristuse ihule. Et minu arust palju hullem, olgu siis parem naine õpetaja, kes saab sõnast õieti aru, kui meil on rumalad mehed, kes õpetavad meile valet asja, mis on palju hullem, on ju. Et ma ei tea, minu jaoks on naiste ja meeste teema on nii võõras teema, et ma ei ole sellest kunagi aru saanud. Ma ütlen ausalt. Aga ma olen selle kirikus kokku puutud. Siin on ikka sellist õpetust on ikka täitsa olemas. Ei, seda kindlasti. Ja et naised ei ärgu olgu... Ja, no Spencer Smith on üks ka, kes seda väga tihti rõhutab. See sama, keda ma näitasin. Ja ma ütlesin, et tal on omad kiiksud. Aga noh, ma oskan nendest kõrvalujud. Aga igal ühel on siis mingisugused kiiksud. On. Ja seal on kindlasti mingid taustad. Ja see film, mida sa siin meile ette tõid, samamoodi. Meil on ka kiiksud. Muidu ta räägib hästi, jah, see tõde, ütleme, üldine tõde on nagu õige tal. Aga noh, sellised, jah, see naiste teema ja keelte teema, see on siuke, jah, tema hilluse kand. Nii, jah. Just. Sedamoodi, igatahes, aitäh sulle, Virge. Äkki see oligi mõnele kasuks. Võibolla. Äkki hakkabki meelt parandama, on ju. Võibolla. Ja saab päästet, saab õndsaks. Just. See on väga tähtis, muidugi. Nii et olge väga õnnistatud inimesed, Jeesus ikkagi päästab. See silt meil siin ees on õige. Just. See on õige õpetus. Ja sina pead laskma, tähendab, Jeesus ei tule kedagi vägisi päästma. Jah, nii on. Nii et kohtumiseni. Kohtumiseni.